Tere kõigile, tere tulemast Tiiu Tara kanalile. Käesolev video on, mida toob detsember 2025 aasta, nii et vaatame, mis aasta viimane kuu siis meile toomas on ja tegemist on siis valikaart stiilis videoga. Valida on 3 valiku vahel, valik number 1, 2 ja 3. Iga valik saab endale tarokaardid, oraaklikaardid, selle kuu olulised siis tähemärgid, kes sinu elus võivad siis suurt rolli mängida detsembrikuu vältel ning ka lugemise lõpus, iga valiku lõpus võtame ka siis siit kausikesest välja detsembrikuu olulised kuupäevad, et millal miski juhtub, mis on sellised väga olulised ajapunktid siis sinu jaoks detsembrikuus. Ja kui sul läheb rohkem aega valiku sooritamisega, ma soovitan alati video panna pausile, saad rahulikult ära otsustada, edasi vaadata, kui sa oled otsustanud, et mis on sinu valik, mis on sinu rada detsembrikuus, siis siin video all kirjelduses on olemas ka ajamärgid, et sa saad sinna klikata, video hüppabki kohe automaatselt sinu valiku juurde, et sa ei pea ise kuskilt otsima. Ja enne veel, kui ma alustan, tahan kõigile öelda siis, et mida toob aasta 2026, selline lugemine on ka siis tiiutarot.ee kodulehel juba olemas, et on ilusti sealt videote nupuke sealt leitav, et kui sa tahad juba piiluda, et mida järgmine aasta ka sulle toob, siis see on seal ka siis ilusasti olemas. Ning ma tahan kõigile teile öelda kogu südames suur aitäh, kui sa oled hakanud Tiiu Taro YouTube'i kanalit jälgima, oled ka pannud videole like'i ja ka mulle kommentaarides andnud märku, kui midagi on hästi täppi läinud või meeldinud, nii et mul on tõesti rõõm ja hea meel kõiki neid kommentaare ka lugeda, nii et suur aitäh teile ja ega rohkem pikka juttu ei olegi, lähme detsembrikuu energiate juurde ja alustame. Valik number 1, tere tulemast, kui sa valisid need imeilusad sinise ja sellised rohekas sinine ja sinine valgega kivikesed. Vaatame siis, mis on detsembrikuu sinu ellu toomas, mida sa pead teadma, mis on su ellu tulemas. Võib-olla sa valisid ka selle kaardi järgi, see on siis kaitseinglite kaardipakis kaart number 13 ja see on tänulikkuse siis ingel. Et see on siis ka sinu esimene kaart, valik number 1 detsembrikuus ja valik number 1, kus juures, kui sa tahad piiluda ka järgnevasse aastasse, siis selline lugemine nagu mida toob aasta 2026, ka valikaart stiilis video, see on siis ka juba tiiutarot.ee kodulehel olemas, et kui sa tunned, et sa tahad ka järgnevat aastat piiluda, aga tuleme tagasi detsembrikuusse. Loomahingede kaardipakist kaart number 6, see on kopra hing, see räägib tegelikult tugevast vundamendist. Ning edasi tuleb meil siis kaart, mis räägib loomadest ja väga erilisest sidemest just nimelt loomadega. Ja siin on kassipilt, eriti siis oranž kass, selline õnne kassipilt on siin peal. Järgmine kaart tuleb haldjate kaardipakist ja see kaart räägib meie keskkonnast, meid nagu siis ümbritsevatest inimestest ja meie keskkonna teadlikkusest, ka nagu selline looduse ja loomade põhine siis energia. Ja kuu oraaklikaartidest on siis sulle välja tulnud valik number 1, see on siis täiskuu veeelemendis ja selle kaardi number on 4 ja selle kaardi nimi on teostumine. Ehk siis suur kordaminek on sul ka siis ette näha juba selles kuus, et selline enese teostus, kuidagi väga rahul oled ka endaga. Siis ja ka enda eluga. Taros, karikat 9, karikat 9 on soovide unistuste täitumise kaart, see on üks kõige paremaid kaarte tegelikult ka kaardipakis, et loomulikult sa oled rahul endaga. Siis on meil müntide 7 õigetpidi, müntide paas õigetpidi, armastajad õigetpidi, mõõkade 8. Ja tegelikult ma tahtsin igale valikule 5 kaarti võtta, aga sul on neid jällegi 6 ka siin olemas ja see on siis müntide 6 õigetpidi. Ja valik number 1, sinu selle kuu olulised tähemärgid on siis siin, need võtame sulle välja lugemise lõpus, et sul oleks ka põnevalt siit midagi ees oodata. Nii, alati on üks eriline valik, kes iga kord ma mõtlen, ma võtan nagu kindla arvu neid tarokaarte ja alati üks valik saab endale ühe rohkem, et seda puhku oled siis sina valik number 1. Aga mis sul toimub? No ülihea kuu on tulemas, üldse sul ei ole vaja midagi punnitada, üle mõelda, stressata, kõik läheb täpselt riburada pidi samm-sammu haaval ülihästi. Ja eriti nagu, et kui me vaatame sinu tööd, karjääri. Müntide 7 õigetpidi, juba ülihea märk. Müntide 7 nagu selline seemnete mulda panemise kaart, aga ka juba esimesed tulemused hakkavad tulema kaart, eks ole, et me kuidagi
pingutame, panustame, aga müntide seitsmes ta on selline rahulikult, samm-sammu haaval, kuidagi ärme sea endale kiireid ootuseid, ärme sea üldse ootuseid, ärme sea endale, sul on küll tegelikult unistuste täitumise kaart ka siin juures, aga me ei pea endale seadma nagu selliseid pingelisi nagu plaane või ootuseid nagu peale, et see asi peab kohe toimima või ideaalne olema või sellel kuupäeval tulema. Pigem kui me unistame, manifesteerime, teeme tööd, näiteks kandideerid uuele tööle, tahad õppida midagi, tahad alustada näiteks enda äriga, uute asjadega, väga-väga hea kuu on kusjuures selleks. Rahaliselt sul on head kaardid, sul on arengukaardid, sul on kasvavad kaardid, väga turvalised kaardid ja väga stabiilsed kaardid tööga ja rahaga seotud, et mitte midagi sul muretseda ei ole. Kas ma võtaks suuri riske? Mega suuri ma nendes kaartides ei võtaks, et siin ei ole nagu õnneratast ega narri väljas, aga siin on selline päeva haaval rahulikult muudkui teen tööd ja ma jõuan enda eesmärkideni, need ka täituvad üle ootuste, kõik on hästi, aga me ei pea endale panema mingit ilget pinget justkui nagu peale. Et siin keegi ei sunni sind nagu, et ma pean kõik oma elu muutma. Need on pigem nagu selline pisikeste sammudega kaupa. Ja seda müntide seitse ka tähendab. Ja müntide seitse, meil on mõnikord tunne, et ma seisan elus paigal. Et ma muudkui teen ja teen, aga on tunne, et nagu kuidagi kõik venib. See on lihtsalt illusioon. Kui sa tunned selles kuus sellist asja, lase kohe lahti, unusta ära, see on illusioon. Müntide seitse on nagu kujuta ette seda justkui nagu sellest taime kasvatamise protsessi. Et kui sa paned seemne mulda, ta on seal mulla all, sa kastad teda, sa annad talle päikest, eks ole, aga paari päeva jooksul tõenäoliselt ega sealt mulla alt midagi välja ei tule. Siis ma hakkan mõtlema, issand jumal, äkki see taim ei tulegi, äkki ma tegin kõik valesti ja nüüd on üle kastetud või ala kastetud või issand jumal. Aga tegelikult mulla all ilma meie nägemata ta ajab juba juuri välja, ta juba areneb ja see ongi müntide seitsme energia. Isegi kui sa ei näe ja isegi kui sa ise hakkad paanitsema, tegelikult kõik areneb, tegelikult kõik kasvab. Töö, raha, karjäär, suhted, elu, unistused, visioonid, kõik kasvavad rahulikult, vaikselt omas tempos ja see ongi selline iga päev natuke midagi kõpitsen kaart. Et see ei ole see, et ühe päevaga tuleb 1000 asja ära teha, tõenäoliselt sul on selles kuus mitu rauda tules nii-öelda või mitu erinevat ideed või müntide seitse tavaliselt on nagu selline, kes taim, kes ajab enda juured ka nagu väga laiali, katsetab, proovib erinevaid asju, õpinguteks on sul ülihead energiat, müntide seitse ja müntide baas kohe siin kõrvuti õiget pidi ka veel väga-väga head kaardid nagu eksamite sooritamine, õppimine, uute asjade õppimine, kursused, koolitused ka siis sellise müntide baasis me asetame ennast nagu õpipoisi rolli uuesti nagu algaja rolli, et me alustame millegagi nullist, et proovime uut asja ja mõlema selle kaardi nii müntide seitsme kui ka müntide baasi tähendus on see, et kui me alustame midagi uut või me õpime midagi, tead, alguses see ei olegi ideaalne. Me teeme vigu, me ei oska, meil tuleb nagu nõmedalt kuidagi välja, me ei ole ise nagu algusest väga rahul sellega, see on ka okei, et see kõik on nagu selline õppimise arengu protsessi juurde käiv, et me ei saagi nagu kohe kõike ideaalselt teha, mõnikord saame, mõnikord lähebki kõik kohe nagu esimese raksuga hästi, aga see on nagu selline sisseelamise periood ka nendes kaartides on ja nii, et ära piitsuta ennast takka, kui kohe ei ole lahe, tegelikult siis ühel hetkel on lahe, ühel hetkel sa oskad. Teine asi, müntide seitse ja eriti müntide baas, nad õpivad läbi oma keha. Me võime lugeda raamatust ja internetist uurida ja inimesed võivad meile õpetada, rääkida igast asju, aga me peame proovima ka ise läbi enda kätega nagu tegema. Me peame omal nahal enda õppetunnid saama. Me peame lihtsalt alustama kuskilt, me peame proovima, me peame tegema, me ei saa lihtsalt nagu kuidagi nagu raamatust või internetis seda infot, kogu infot nagu kätte. Kõige paremini me õpime siis, kui me natuke viskame ennast nagu pea ees tundmatusse vette siin, et me peame nagu läbi enda keha neid õppetunde tegema. Müntide baas on ka kehaga õppimine, nagu selles suhtes uus trenn näiteks või õpin uut toitu tegema. Vaata, et meie käed ja meie keha peab selle protsessi kõik tegema läbi, siis energia või see teadmine, kogemus nagu kinnistub rohkem nagu meisse. Et need kaardid justkui suunavad ja nagu utsitavad sind rohkem katsetama, rohkem proovima, mitte seadma ootusi sellele, mõnikord läheb hästi, mõnikord läheb untsu ja siis, eks ole, teeme ikkagi edasi. Nad on sellised mõnusad ja rahulikud, tegelikult see on hästi rahulikud energiat ja sa oled hästi nagu kuidagi õnnega koos, et tegelikult mis sa puudutad, see hakkab kasvama ja arenema, et nii-öelda sa paned väga hästi neid seemneid mulda. Progress toimub väga-väga ilusasti ja nende kahe kaardi peal istub meil ka see koprahing, et
loomahingede kaardipakist, kaart number 6. Ja selle kaardi tähendus on siis kindla vundamendi ehitamine. Nii nagu kobras ehitab suurt tammi, et ta ehitab nagu ka siis, see on tema kodu, on ju. Ta ehitab oma kodu, oma kindlust, aga see tamm on mõnikord nii võimas, et ta suunab tervete suurte jõgede voolu nagu ümber, et ta tegelikult muudab maailma, aga ta muudab seda võib-olla vaikselt nohisedes omaette enda jaoks midagi tehes, aga tegelikult sellel on võim väga palju meie elu kurssi muuta, maailma muuta, teisi aidata mõjutada, ja need sammud, mida sa hetkel selles kuus astud, need tõenäoliselt aastate jooksul seda ka siis tegema hakkavad. Nii et kui sul tekivad suured ideed, ägedad mingisugused, visioonid või et ma tahaks nüüd mingisugust sellist ettevõtet teha või et koolitust üles ehitada või et nagu aidata teisi või et õppida ja siis hiljem nagu kuidagi selle õpitu rahaks teha ja kuidagi, et kõik sellised ideed on väga-väga ägedad ja neid tasukski hakata kohe katsetama, proovima, jällegi ilma ootusteta, jällegi see, et sa ei pea kohe oskama kõike, aga sul tuleb tõenäoliselt siis selle detsembrikuu jooksul need esimesed sammud teha. Tibusammud on ka edusammud, tuletame seda alati endale meelde ja mõnikord tibusammud annavadki palju suurema tulemuse lõpuks kokku kui see, et me hakkame nagu rapsima, vaata, et me peame enne õppima kõndima ja siis alles õpime nagu jooksma, et siin on ka selline tasa sõuad, kaugele jõuad nagu tähendus. Ja kuna see kobras ehitab endale ka kodu, siis on ka sellised kodusõnumeid sulle. Valik number 1 siis selles kuus, et kodu korrastamine, vanad asjad ära viskamine, uus kodu, üürin, ostan uut kodu, kinnisvara tehingud, sul on tehingute kaart tegelikult müntide kuus, ka see viimane kaart, mis sulle nii väga siia soovis tulla, et see on ka väga õige. Müntide kuus on nagu soodne energia, ostud, müügid, igasugused ka jõuluostud, võib-olla ka sellised lepingute sõlmimised. Muidugi taro ei saa olla kunagi finantsnõuanded, et alati mõtle läbi enda rahaseisud ja mõtle peaga, on ju. Aga müntide kuus enamjaolt õigetpidi on väga soodne energia, et kui sul on nagu kogu info käes, intressid, kõik mingid asjad, paberid, lepingud tundub soodne, tundub hea tehing, siis see ongi nagu selles suhtes väga nagu meeldiv kaart tegelikult, et me teeme rahaga nagu stabiilseid ja häid otsuseid. Ja siin on, kes tahab kes tahab osta kodu, üürida koduga seoses nagu kuidagi edasi liikuda, võib-olla ehitada kodu või võib-olla mingisugune lisa kinnisvara endale tekitada, soetada, siis sinu jaoks on väga-väga soodsad kaardid siin selleks kuuks, et nagu sellel sellel rajal või selle teemaga nagu edasi siis liikuda. Ja rahast rääkides ongi sul ka müntide kuus siis väljas, see on ka kaart number 6, koprakaart on ka kaart number 6, armastajad on ka kaart number 6 ja 666 taros on väga hea number. Nii et ja ka üldse siis numeroloogias number 6 ja 666 on ka väga hea number. 666 ja number 6 on tegelikult perekond, kogukond, kodu, meie lähisuhted ja nagu selline kokkuhoidmine, ühtehoidmine. Need tavaliselt öeldakse, et need number 6 nagu elutee numbri inimesed on need, kellel on väga palju sõpru ja hästi palju lähedasi ja väga hoitud ja armastatud enda naabrite poolt, kogukonna poolt, et ongi selline kokkuhoidmise, ühtehoidmise number, aga samuti ka nagu armastussuhted, peresuhted, et kõik see sinna alla nagu käib, ja sul on väljas siis siin ka 666, ja võib-olla sa hakkad nägema seda numbrit ka selle kuu jooksul või et ka näiteks koduga seotud edasi liikudes või et ka näiteks uut töökohta leides, et see number võib siis mängida nagu rolli või et osadele teist olla ka nagu suureks siis märgiks. Ja rahast rääkides müntide kuus on ka soodne. Me teeme nagu, vaata, meil on selles kaardis kaalukaust nagu võrdne ja kusjuures kaalukaust on ka oluline sümbol alati sellel kaardil. Kui see kaart on õigetpidi, me teeme vaikselt tööd, aga me saame ka päris head palka selle eest, et inimesed on tänulikud meile, et sul on ka see esimene kaart, see tänulikkuse nagu ingel siin on ju väljas, et inimesed hästi nagu kuidagi heatahtlikud sinu suhtes, nad tahavad ka sind päris palju aidata. Müntide kuus ongi nagu selline kaart, et käsi peseb kätt, et mina aitan sind, sina aitad mind, et me võime selle kodu või et uue töökoha saada ka kellegi kaudu või tutvuste kaudu, et siin on ka sellist tiimitööd ja koostööd, et lahked inimesed, keda sina hästi toetad ja aitad, nemad ka hästi aitavad sind, et siin on, sa võid isegi üllatuda, kui palju nagu armsaid ja toredaid inimesi sinu ümber on, kui hästi koostööd meil nagu sujuvad.
ja tasubki olla nagu hästi selline helde, et jõulud ongi selline andmise aeg ja vaata, et kingime teineteisel toredaid asju, elamusi ja kuidagi veedame aega koos ja noh, see kaart ka natukene sinna siis sellesse energiasse meil ka läheb, et ta on lahke, ta on tore, sõbralik, toetav, inimesed aitavad teineteist selles nagu kaardis, et tea, et see kuu on ka see kuu, või see detsembrikuu on see kuu, kus sa õpid nagu seda, et sa ei pea kõike enam üksinda tegema, üksinda pusima, üksinda mõtlema, kõike enda peale võtsma, et siin on nagu sellist abi ja nagu tiimitööd siis sulle, et väga-väga äge. Ja kuna meil ongi see nagu tänulikkuse, siis ingel siin väljas on kaart number 13 ja tänulikkuse kaardi all on meil karikat 9, mis on üliilus soovi ja unistuse täitumise kaart. Ja need kaks käivad omavahel hästi kokku, sest karikat 9 tasub alati manifesteerida ülipalju ja ülivõimsalt. Nii et võtagi näiteks valge paber, kirjutusvahend ja mõtle välja, milline on sinu unistuste elu. Nagu tõesti, võib-olla ka järgmiseks aastaks teeme selle nagu visiooni või et plaani, eks ole, saame paika. Et milline on sinu unistuste töökoht, kui palju sa raha teenid, milline on su kodu, sinu suhted, mis te koos ette võtate, milline su pereelu võiks olla näiteks ja ka hobid, trennid, milline on su välimus, mis riideid sa kannad, mis soeng sul on, kuidas sa ennast tunned, millised elamusi sa tahad, äkki sa tahad reisida või äkki sul on suur visioon nagu toetada teisi, aidata maailma, võib-olla ka tegeleda loomadega, loodusega, et neid kaarte on siin ka sul selleks kuuks. Et karikat 9 on alati selline kaart, et ta ütleb ükskõik kui suur või väike, ka see soov või unistus ei oleks, see täitub, sa saad selle. Seega meil tuleb enda jaoks ka välja mõelda, et mida me tahame. Sest mõnikord mu universumile lihtsalt ütleme, no ma ei tea, et tahaks nagu mingit tööd. Siis me saame igast nagu mõttetuid variante, et me peame ise sätestama, et milline see on, kuidas ma seal ennast tunnen, kui palju ma raha saan. Võib-olla, et tahaks lihtsalt kedagi enda ellu, tahaks suhet. No siis me saame igasuguseid suvalisi inimesi, iga mats tuleb siis. Et me peame nagu ise ka mõtlema, et ta võiks olla selline, et ta nagu väga avatud ja aus, et ta on nagu lojaalne näiteks, et ta on nagu rahaliselt ka tubli ja heal järjel. Vaata, et mis on sinu jaoks nagu oluline, et me peaksime väga spetsiifiliselt, konkreetselt ja tugevalt hakkama neid unistusi, soove endale nagu silme ette saama. Osad, vaata, siin on ka natuke sellist vision boardi tegemise nagu sõnumit, et kellele meeldib nagu need pilte näiteks joonistada ise või välja printida või lihtsalt sõnadega kirjutada, et mis unistused on ja see kuskile silme ette endale saada seinale või telefoni või arvutisse, et meil oleks pidevalt nagu olemas, sest karikat 9 indikeerib seda, et sul tuleb üliõnneliku, juba selles kuus täituvad juba väikesed, suuremad soovikesed, kui sa oled kaua millestki unistanud, siis see on märk sulle, et sa oled liikumas ilusasti selle suunas ja vaata, kuna see tänutunde kaart läheb selle manifesteerimisteemaga väga hästi kokku, sest me peamegi vaata selleks, et midagi enda ellu juurde saada, me peame tänu tundma selle eest, mis meil juba nagu on, või et tänu tundma ka, et nagu see asi oleks meil juba olemas. Et issand, ma olen nii tänulik, et mul on see uus töökoht ja mul on nii hea palk ja aitäh ja vaata see tänutunne ja see õnnetunne ja vaata, et siis me nagu ka läbi enda keha, enne me ka rääkisime, et müütide 7 ja müütide baas on kaardid, kus me peame läbi oma keha kõike tegema, eks ole. Ja me peame juba näiteks, kui sa tahad, ma toon lihtsalt suvalise näite, tahad olla miljonär, on ju, 1 000 000 eurot, siis me peame kandma neid riideid, mida näiteks sina kui miljonär kannaks. Me peame hommikul ärkama, istuma, astuma, hingama, mõtlema, rääkima, suhtlema nii, nagu sul oleks see juba olemas. Me peame nagu, see pool on üks asi, teine asi, kui sa tahad miljonit saada, aga pangakontol on väiksem number, siis tunne tänutunnet ja rõõmu ja õnnetunnet juba selle numbri üle, mis seal on. Et sellega me ütleme nagu sellele rahale või et sellele soovile, et aitäh, et sa mul juba oled, eks ole, et see tänutunne, tänulikkust ka seda ligi tõmbab. Teine asi, selles tänulikkuse kaardi number on 13. See on nõidade number ja ma ütlen seda alati väga-väga heas mõttes. See on väga naiselik number, feminiinne number, see on nõidade number, see on
müstiline number ja kuna sul on ka need väga sellised õnnega koos olevad kaardid ja iseenesest kõik läheb hästi ja sul on ka see number 13, mida tegelikult on meie ühiskonnas üritatud numbrist 13 teha mingid kuradi tosin ja mingi halb asi. Tegelikult see on üks kõige paremaid numbreid ja tegelikult see on ka kõige rohkem õnnega koos olev number, lisaks ka number 8 on seda alati on ju, et need on nagu see number 13 on see, et me oleme tõesti nagu kuidagi saatuse poolt väga soositud, meil läheb kõik väga-väga hästi, sul ei saa halvasti minna, pluss see koprahing ütleb ka meile seda, et me oleme tugeva vundamendi nii-öelda endale üles ehitanud, ka töös, karjääris ja rahaliselt sa ehitad midagi väga tugevat endale üles, mis kannab sind veel edasi ja samuti ka nagu suhetes ja samuti ka enda nagu see heaolu, õnnetunne ja ka soovide täitumine, et sa ehitad tegelikult endale midagi võimsat ja suurt siin nagu ülesse. Ja see number 13 võib mängida selle aasta jooksul näiteks rolli, eks ole, et kas see number kummitab sind või sa näed seda pidevalt kuskil, et tea, et see tähendab seda, et sa oled lucky ehk siis nagu õnnega koos pigem ja võib-olla et kui sa tunned selles kuus, et sa tahad ka natukene rohkem minna selliseks vaimsemaks, sügavamaks, esoteerilisemaks, õppida midagi ka selles vallas, et müntide baas võib olla ka õpingud nagu selles suhtes vaimsed õpingud, on ju, et läbi enda keha me seda alati siis teeme, et väga-väga hea, et see number 13 ka väga sind ka selles teemas siis toetab, et tunneme ka suhetes tänutunnet ja mul on isegi nagu tunne, et see tänulikkuse kaart on nagu selline, et sul on selle kuu jooksul juhtub nii palju häid asju, sul on nii palju, mille eest tänulik olla. Et võib-olla see siin kuu alguses ja võib-olla ka sügisel nagu üldse seda ei tundnud või oli palju stressi või issand jumal, kuidas ma kõik ära teen, aga selles kuus on nagu kuidagi selline, sa oled ise nagu selles mõõdukas, mõnusas tempos, kõik nagu laheneb ja on nii palju, mida hinnata, nagu et issand, kui toredad inimesed mu elus on, issand, kui nagu kuidagi tööl läheb väga hästi, et see on hästi armas. Ja suhetest rääkides, sul on ju armastajad õiget pidi väljas. Nagu see on kõige suurem hingesugulaste ja armastuse kaart üldse, mis saab kaardipakist välja tulla, armastajad õiget pidi. Ja see on ka kaart number 6, on ju. Ja siis suhetest rääkides vallalised, armastajad ennustab, et meie ellu tuleb uus selline pikaaegne kestev tugev suhe. Armastajad on natuke selline kaksikleegi teema ka, kui keegi minult küsib, et kas on siis hingesugulane kaksikleeg karma, siis see on pigem selline intensiivsem nagu kas hingesugulaste või siis kaksikleegi ühendus. Mina isiklikult, see on minu enda uskumus, kaksikleekidega üldse ei tegele. See on lihtsalt aastate jooksul jälgides tekkinud selline arusaam, et kaksikleekidega me ei ole koos, me oleme hingesugulaste koos. Kaksikleegid on need, kes väga õpetavad meid väga intensiivselt ja siis kaovad meie elust, et me peamegi olema nagu sellises ühenduma ja siis lahkuma teineteise elust. Aga see on minu enda visioon. Kui sina tunned teistmoodi, siis sinu jaoks ongi sinu maailm teistmoodi ja see on kõik okei. Et iga inimene elab nii, nagu tema tahab. Aga tulles tagasi selle kaardi juurde, armastajad, see on vallalistele ta toob imeilusa suhte. Armastajad on natuke, et me oleme vastandid, aga me tõmbume, et meis on midagi väga nagu erinevat, üks on introvert, teine ekstrovert, et midagi nagu on väga selline seinast seina, aga samas mingi osa meist on ka ülisarnane, et vaata, see on hästi selline huvitavalt duaalne nagu kaart, kuna ta ongi kaksikute kaart ja kaks inimest, kaks energiat selles kaardis siis nagu tõmbuvad, eks ole. Selle kaardi sümbol on ka siis nagu see Aadam ja Eeva või et nagu selline nagu ürgne nagu paari suhte nagu arhetüüp on ju, et siis me tõmbame enda ellu inimese vallalised, kes on alguses, ta võib sulle tunduda, et teis on nagu midagi ühist, mis toob hästi kokku, võib-olla sarnane hobi, võib-olla sarnane mingi tegevus või töökoht või midagi, mis meil nagu klapib, mis on hästi üks ja seesama ja siis hakkame avastama asju, mis on ka nii imelik või teistsugune, et varem mul küll sellist inimest ei ole olnud, kes nagu niimoodi teeb või sellist asja teeb ja see alguses tundub hästi kohatu ja nagu selline, et harjumatu või imelik on ju, aga proovime nagu hoiduda hinnangutest, sest tegelikult need kohatud ja imelikud asjad ongi loodud kõige suuremaks õpetajaks meile. Et tulevad kokku kaks inimest, kes on loodud teineteist nagu arendama, õpetama, edasi viima elus, näitama võib-olla midagi sellist, mida me ei ole varem kogenud või et isegi selle peale tulnudki. Ja kes on suhtes armastajad õiget pidi, see on täielik pühendumine, ma tahan ainult sind, see kaart on ka kihlused ja abielud, pulmade
planeerimised, ka et selles kuus tasuks hästi võtta seda aega, et teineteisega koos nagu sellist kvaliteetaega nagu veeta, võttagi mingi nädalalõpp või puhkus teineteisele. Armastajad on nii ilus, ta on sügav, ta on tõesti nagu täielik nagu selline hingesugulaste vankumatu pühendumine. Ja selles kaardis me oleme eelmistes eludes olnud koos ja see on midagi sellist imelist ja võimsat, mis meiega toimub alati paari suhetes selles armastajate kaardis. Ja ta võib olla ka sõprussuhetes, see on märgiline, et üks sinu sõpradest, võib-olla sulle tuleb ka uus sõber, on ju, ja võib-olla üks sinu sõpradest, see võib üllatada sind, sest mõõkade 8 tavaliselt on, et me ei näe seda ette tulemas, on ju, mõõkade 8 on siin kõrval, et võib üllatada sind, et kuidagi tekib nii hea koostöö, sest vaata sõpruse ja koostöö kaarti müntide kuus on ka kohe siin järgi, et me hakkamegi koos midagi tegema, koostööd planeerima, koos näiteks teeme koolitusi, koos teeme ettevõtte, firma, äri teeme koos. Ülihead mõtted on need, võib-olla ka loomingu suhtes, et me loome näiteks kunsti koos, muusikat koos, teeme koos, et siin on väga tugev koostööde loomingu nagu selline energia. Tulen korraks vallaliste juurde tagasi. Mõõkade 8 siis armastajatega koos tavaliselt tähendab, et me ei tea, kes see inimene on ja me ei näe seda ette tulemas. Mõõkade 8 on silmad kinni seotud, kus ta siis on ja ma olen ikka nii vallaline, ma olen ikka nii üksi ja kedagi mul ei ole ja järsku ta on siin. See tuleb väga ootamatult alati mõõkade 8. Usu mind, sa ei suuda enda ajusid ette ragistada, et kes see küll olla võiks. Usu mind, sa ei mõtle seda välja. Selles mõõkade 8 ta tuleb, kui ta tuleb, on ju. Ja ta võib tulla töö kaudu, müntide kuus on töökaaslaste sõprade kaart, et kuidagi sõber, tuttav või töö nagu siis asjade kaudu. Keegi on kellegi klient, on ju. Või siis müntide baas on siin teisel pool kõrval, see on õpingute kaart, et kursused, koolitused, õppimine, siis areng, eks ole, eneseareng, et võib-olla ka sealt kaudu. Ja kes on suhtes ka, meil on selline koos arengut selles müntide baasis, et koos õpime mingit uut hobi, koos katsetame midagi, mida me ei ole varem teinud, et mõõkade 8 ongi nagu selline ära mõtle üle, hakka lihtsalt tegema. Ja ka üldse, kui meil on rahaga seotud, elukohaga seotud, suhetega seotud, mis iganes probleem või teema on nagu elus, et mõõkade 8 on tihti nagu selline, ma ei tea, mida teha, ma ikka mõtlen ja plaanin ja ma ei oska nagu välja mõelda, et kuidas lahendada, mida ma tegema pean, mis otsust ma tegema pean. Siis mõõkade 8 ütleb meile seda, sa oled liiga kaua mõelnud, sa oled üle mõelnud, sul on analüüsi paralüüs. Hakka tegema, võta lihtsalt kätte kuskilt otsast pihta, kääri käised üles ja hakka lihtsalt katsetama ja hakka lihtsalt proovima. Mingid asjad tulevad väga hästi välja, mingid asjad lähevad kohe metsa, väga hea, siis saatus ise korrigeerib, et mis toimib ja mis ei toimi sinu jaoks. Sa saad seda teada ainult tehes, mitte mõeldes ja analüüsides ja plaanides, see on tegemise kuu sinu jaoks ja ära mõtle üle sellist asja nagu lahendamatu olukordi, nagu ei ole olemas, ei eksisteeri, kõik on lahendatav tegelikult, on ju. Sul on väga huvitavad ülemised need siis oraklikaardid, üks räägib meile siis loomadest ja teine räägib loodusest. Ja tihti me sellest looduse kaart, ta räägib meie keskkonnast ja meid nagu ümbritsevast keskkonnast ka. Meie kodu on meie keskkond, töökeskkond, sõbrad, sõprusringkond, nende energia, mingid tülid, mured, see on ka meid ümbritsev keskkond. Ja mõnikord selles kaardis ta tuletabki meelde, et kui sa tunned, et sa oled väsinud, vihane, pahur, mis iganes emotsioonid sinu sees on, võib-olla need ei olegi sinu enda emotsioonid. Meid ümbritsevad keskkonnad väga mõjutavad meid. Kodu on sassis, siis meie ise oleme ka psüühiliselt sassis. Vana kola vedeleb igal pool, siis see tähendab, et me ei tegele nagu stagneerunud energiaga ja me jäämegi ühel hetkel ka enda elus paigale, sest me ei puhasta end ära ja me ei puhasta enda kodu. Sõbrad paanitsevad ja neil on ikka mingid draamad ja mured. No sa võtad seda liiga palju endasse võib-olla, sa üritad hästi aidata ja toetada kõiki, aga võib-olla tasukski nagu see, et me ei saa kogu aeg kõigi jaoks olemas olla, et me peame hästi ka iseennast valima, et võib-olla see keskkonnateadlikkus, eks ole, või kes tunneb nagu see tõmmet, et tahangi õppida midagi nagu loodus, loomadega tegelemine, võib-olla isegi loomaarstiks on ju, et võib-olla ka sellist keskkonna looduse nagu teemat, et need väga kuidagi sinuga haakuvad. Valik number 1 selles kuus, võib-olla sa praegu mõtled, et issand jumal, mis asi see on, aga usu mind, sa selle kuu jooksul saad nagu teada, on ju. Ja see keskkonna teema ka kodus. Võib-olla meil on see õhu teema, õhuniiskus liiga kõrge, liiga madal, liiga kuiv, liiga niiske, võib-olla mingi hallituse teema, et me peame natuke ka seda hakkama jälgima, et see kodune keskkond
mis meid ümbritseb või et need ka võib-olla töökeskkond, et kas see on meie kehale ikkagi nagu hea. Et kuna sul on neid müntide kaarte, neid kehakaarte ja maa energiaid ka siin väljas, need on küll väga ilusas asetuses, et kõik on korras tervisega, aga meil tulebki võib-olla natuke seda keskkonda nagu muuta ja vaadata ja ka seda siis jälgida. Ja selle loomade kaart ka, nii armas oranž kassipoeg, selline õnnekass on selle kaardi peal. Ja see kaart siis ütleb meile nii, sul on eriline side loomadega, sinu lemmikloomad nii maa peal kui ka need, kes on juba lahkunud siit ilmast. Nad vaatavad ikkagi sinu üle, et nad kuidagi valvavad sinu üle, nad toetavad sind, nad armastavad sind ja vaata võib-olla ongi nagu see, et kui sa tahad võtta endale uut lemmiklooma, võib-olla keegi selle endale siis selles kuus saab või et sa mõtled selle peale, et siin on nagu kuidagi eriline side, eriti nagu tugev eriline side siis loomadega, lemmikloomadega, ka need looma sümbolid unenägudes, kass. Mis on kassi sümbol? Kass on äri ja iseseisvus, looming, enesekindlus, sära. Kass on ju isepäine. Kass on selline, sa ei paita mind praegu, head aega, et tema oskab ka piire luua. Kui me näeme unes kassi, tavaliselt on see meie tööga, äriga seotud, järelikult meil on mingisugune loominguline projekt käsil või siis uus töökoht, äri alustamine, kõik need asjad tasukski hakata tegema, võib-olla sa õpid midagi müntide baasis, mis hiljem aitab sul selle asja nagu rahaks teha või lisa sissetulekut tekitada, et kassi sümbol alati seda ka siis meile indikeerib ja kass on väga ka naiselik siis energia, et öeldakse, et koer on rohkem nagu meestega seotud, kass naistega, et see võib olla ka sõbranna, näiteks armastajad ja müntide kuus, et keegi naissoost isik, kellega me siis loome mingi äri nagu koos või et loomingut koos või et need kassikesed räägivad ka iseseisvumisest, et me ei pea kogu aeg jooksma teiste järgi või et laskma nendel enda piiridest üle astuda, et kui kassil on paitamisest kõrini, siis ta lihtsalt läheb minema, et tema vägagi jälgib nagu ka iseennast ja enda tujusid ja enda soove ja ta ütleb ka meile ei, kui ta midagi ei soovi ja kui me ikkagi üritame edasi paitada teda, siis me saame küüned, et siis on ka tagajärg ja võib-olla see kaart räägibki meile nagu iseseisvumisest selles mõttes, et me ei pea nagu people please ima ennast läbi selle kuu, või et kui üldse läbi elu, et me võimegi ei öelda ja kui keegi ikka nagu surub midagi peale, siis me võime ka küüsi näidata, et seda ka see kassi sümbol meile siis õpetab, aga sa oled tõesti õnnega koos, hästi-hästi õnnelik kuu sinu jaoks. Ja siis viimane kaart, millest me veel ei ole rääkinud, see on siis kuu oraakli kaartidest, kaart number 4, see on täiskuu vee-elemendis. Täiskuu on meil 5. detsember, kui ma ei eksi, ja siis selle kaardi nimi on teostumine ja see vee-element karikat 9 ka ootab meid kohe siit järgi. Karikat 9 ongi see nagu enese teostus, soovi, unistuse täitumine, see, mille nimel sa oled punnitanud, tööd teinud, need seemned, mis sa oled mulda pannud selles kuus, aga väga-väga head tööd teed. Tegelikult sa ehitad midagi suurt ja võimsat üles, ka selle koprakaart kinnitab seda üle, et ka mingid eesmärgid, projektid saavad täidetud, et saavadki teoks ja tõeks ja saavadki nagu tehtud ja saabki midagi suurt uuesti nagu alustatud ja sul on tõesti suured unenäod ja suured unistused ja suured visioonid ja see kaart siis indikeerib meile seda, et need kõik ongi loodud täituma. Karikat 9 ütleb, et kõik unistused ja soovid täituvad, et väga-väga ilus ja sa võid täiskuu ajal ka unes näha väga sellised intensiivsed, imelikke X-unenägusid, et tasub need endale kirja panna, et kohe kui sa ärkad või et sulle hästi midagi nagu meelde jääb, et võib-olla selline 4. detsember, 5. detsember, 6. detsember, et see ongi rohkem nagu selline täiskuu aeg, see on kohe-kohe siin, et hästi jälgida, mis toimub sinu alateadvuses, ehk siis alateadvus ongi unenäod ja vaata, et mis märke meile näidatakse, millist juhatust meile siis pakutakse. Et väga-väga oluline, et ta on rohkem selline intuitiivne energia, et karikat element, vee-elemendis täiskuu, et see võib olla ka väga emotsionaalne aeg sulle. Nutad palju, naerad palju, aga las need emotsioonid tulevadki meist välja, et see peabki niimoodi olema. Lähme ka kohe valik number 1 sinu tähemärkide juurde. Siin laua peal ka unustasin juba ära, et siin on meil siis müntide baas, tema siis kõik maamärgid, sõnn, neitsi, kaljukits, armastajad, vot see on juba suurem kaart ja see on kaksikute siis isikukaart ja lisaks on sul siis sõnn, maa oman ja vähk, maa tunnen. Väga põnev ja siis valik number 1.
võtame ka siis sinu siis detsembrikuu olulised, võtame veel natukene kuupäevad välja, et millal miski juhtub, mis on olulised siis ajapunktid sinu elus. Ja seni, kuni ma neid numbreid avan, mida toob aasta 2026 selline suur lugemine on meil tiiutarot.ee lehel üleval, et kui sa tahad siis vaadata, piiluda, et mida see aasta 2026 siis sulle toomas on. See on samamoodi selline valikaart stiilis videoga, et 3 valikut seal on, et sa saad nagu ise valida, et milline rada, milline saatus sul siis järgneval aastal on, et kui see sulle huvi pakub, siis tiiutarot.ee lehel sa seda siis lugeda saad. Meil on 1. detsember väljas, kuna 1. on juba läbi. Me ei jõudnud filmida esimesel, siis me võtame siit vot selle, et võtame siis uue numbri selle asemele. Sulle valik number 1, siis on 31 detsember. Siis valik number 1, sinu olulised kuupäevad. 5. detsember, 9. detsember, 13. detsember, 16. detsember, 21. detsember, 22. detsember, 28. 30. ja 31. detsember. Vot niimoodi valik number 1 ja siis oli sulle. Ma loodan, et sul tuleb hästi vinge, tore, võimas, vahva, üli äge detsembrikuu. Ma loodan, et kõik sinu soovid ja unistused täituvad. Kui sa soovid, võid vaadata ka tiiutarot.ee lehel siis lisa aastavideod, 2026 aastavideod või siis muid videoid. Kui see sulle huvi pakub, suur aitäh sulle ka seda videot vaatamast, kuulamast ja kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau! Valik number 2, tere tulemast. Kui sa valisid selle imeilusa lilla kivikese ametüsti, vaatame siis, mis on detsembrikuu sulle toomas, mida sa pead teadma, mis on su ellu tulemas ja võib-olla valisid ka selle kaardi järgi, siis sina valisid kaitseinglite kaardipakist kaardi number 20 ja see on armastuse ingel, et väga-väga ilus. See on siis ka sinu selle kuu esimene kaart ja muide valik number 2 ka tiiutarot.ee kodulehel on siis mida toob aasta 2026. Selline lugemine on ka juba üleval, et kui sa soovid piiluda, vaadata, et ka mida järgmine aasta sulle toomas on, siis tiiutarot.ee lehel sa seda teha saad. Järgmine kaart on meil siis loomahingede kaardipakist ja see on kaart number 13 ja see on kassihing ja jällegi, nii nagu valik number 1, sul on ka oranž kass, väga-väga huvitav, et see on siis nagu korduv sümbol, et kui sa olid 2 vahel, kas valik number 1 või 2, siis see kassi teema on see, mis on teil praegu väga haakuv ja ühine. Siis järgmine kaart on meil siis, mis räägib elu eesmärgi täitumisest, ta räägib kunstidest, kommunikatsioonist, ta räägib ka suurte sammude edasiliikumisest enda nagu sellised hingerajal, et sa tõesti teed nagu õiget asja, et ära kahtle endas. Siis meil on haldjate kaardipakist, meil on tegelikult see on pidude, tantsimise, pidustuste, lõbustuste kaart, et väga-väga põnev ja kuu oraklikaartidest on meil siis kaart number 10, selle kaardi nimi on allikas, väga vesine energia ja vaatame siis valik number 2 sinuga tarokaarte. Meil on keisrinna õigetspidi, kaarik õigetspidi, mõõkade paas õigetspidi, müntide 9 õigetpidi ja müntide rüütel õigetpidi. Ja siin siis valik number 2 on sinu detsembrikuu olulised tähemärgid. Need siis võtame välja lugemise lõpus, et sul oleks ka põnevalt midagi ees oodata. Aga mis siin toimub? No, tead, mul ei ole mitte üheski kaardis mitte millegi üle kobiseda, sellepärast, et sul on ülihead kaardid karjääris ja rahas ja sul on ülihead kaardid armastuses. Nagu reaalselt lihtsalt naudi. Nii nagu see haldjate kaardipakis see üks arvikukene siin teeb, see on selle kaardi tähendus. Pane enda kõige ilusamad riided selga. Tee endale kõige ilusam soeng ja meik. Ja lihtsalt mine välja, mine peole, suhtle inimestega, sära, naudi, tunne elust rõõmu. See on nagu selline pidu ja pillerkaar ja vikerkaared säravad siin ja see väike hobukene hüppab ja kepsleb siin ringi. Ta on rõõmus, ta on õnnelik ja sul tuleb väga-väga ilus kuu, et tõesti ja isegi nagu julgelt võib edasi liikuda ja nagu suuremaid samme ka töös karjääris astuda. Siin on suure kordamineku ja edu nagu
sümboleid palju, eriti meil on kaarik õigetpidi koos müntide 9-ga, ülimõnus kaart ja siis meil on hästi toredad, meeldivad, sügavad armastust täis kaardid, nagu see esimene kaart, armastuse kaitseingel ja siis keisrinna õigetpidi. Sa oled tõesti eluga rahul selles kuus. Ja minu soovitus on see, mitte ükski tööalane asi, on see mingid eesmärgid ja töö, mingi sisu ja tegevused, mitte ükski tööalane asi ei ole tegelikult pakiline. Mitte üheski kaardis sa ei pea ennast hullult kokku võtma ja punnitama või palehigis või hambad ristis midagi tegema. Need ajad on sul möödas. Sa ei tohi ennast katki töötada enam. Ja see on sinu suur õppetund. Mul on tunne olnud juba siin aastate jooksul ja võib-olla ka natukene siin detsember, jaanuar edaspidi ka. Sa võid öelda ei. Sa võid võtta pause, sa võid võtta puhkust. Tõenäoliselt selles, kus seda ei taha teha, sul on väga tuhisevad energiat siin pigem. Aga sul on kirju kuu ja väga tore on ju ka, aga sa ei pea nii palju rabama, sa ei pea tööd tegema ja müntide rüütel ongi nagu selline tasa sõuad, kaugele jõuad. See on nagu 9 korda mõõdab, 1 korra lõikab. Rahulikult, tal ei ole kuskile kiire. Ja müntide rüütel on rahaliselt kõige edukam rüütlitest. Meil on kaardipakis 4 rüütlit, müntide rüütel kõige rikkam, kõige edukam, aga ka kõige aeglasem. Ja mõnikord see aeglus ja see läbimõtlemine on tema eduvõti. Teine eduvõti on kindlasti sihikindlus, meelekindlus ja kangekaelsus. Sest müntide rüütlit suruda ei saa. Talle ei saa öelda, et tee nii või hakka nüüd nii tegema. Ei. See kaart ajab oma sõrad siis nagu mulda ja kuskile ta ei paindu. Tema teab, kes ta on ja mis ta tahab. Ja vaata, see ongi selline kuu sinu jaoks, et sa teed asju omas rahulikus tempos, mõtled neid läbi, sa teed väga soodsad ja väga häid rahalisi otsuseid. Kui ongi meil see jõuluaeg, kus me peame hullult nagu võib-olla kulutama, eks ole, jõulukingid ja peod ja siin raha läheb nii palju. Sul on tegelikult selles suhtes stabiilsed ja edukad kaardid tööalaselt ja rahaliselt. Mitte, et ma utsitaksin nüüd hullult raha viskama tuulde, muidugi mõtle enda siis ostud nagu läbi ja igasugused lepingud, mis me sõlmime ja tehingud, mis me teeme, et mõtle läbi, et taro ei ole nagu finantsilised nõuanded. Aga ma näen, et sul on nagu selline rahu, tasakaal, sest müntide 9 siin kõrval, selle müntide rüütli kõrval, et müntide 9 ongi nagu selline mugavus. Ta on mugav, ta on tegelikult isegi luksuslik kaart. Ta tähendab seda, et töös karjääris me oleme saavutamas sellist taset, kus me ei pea muretsema mingite arvete pärast ega mingite muude jamade pärast ja meil kuidagi hakkab raha kogunema ka aina rohkem ja rohkem, küll vaikselt ja rahulikult, aga päris häid otsuseid nagu teed, on ju. Ja mugavus ja luksus kindlasti on selle kaardi üks tähendusi, aga ta on ka suhteliselt selline ekstsentriline ja iseseisev kaart, et iseseisvust ka see kass siis meile indikeerib, et kassid ongi väga sellised isepäised ja iseseisvad. Ja tead, sa oled kõige edukam nii suhetes, armastuses kui ka rahas, töös, karjääris, kui sa teed asju enda moodi. Sest kassi hing ongi selline, et mõnikord ta tahab, et talle pai tehakse. Mõnikord ütleb, ma ei taha enam, sa enam mind ei paita, ma lähen minema, ma ütlen ei. Ja vaata, mida rohkem sellised kuidagi ennast asetame esikohale, kass teab, mis on tema vajadused, mis on tema soovid, mis on tema piirid, kelle süles ta istub, kelle süles mitte ja tema ise valib. Ja selline isepäisus ja mõnikord osad inimesed ütlevad, et nii ülbe või kõrk. See ei ole seda. See on lihtsalt nende inimeste jaoks ülbe ja kõrk ja nõme, et sa niimoodi mulle ei ütled, sest nad on harjunud sind ära kasutama. Need on inimesed, kes harjunud saama inimestelt, et muudku anna mulle ja aita mind, eks ole. Ja kui me ütleme ei, siis järsku me oleme halb inimene, tema silmis tegelikult mitte. Ei ütlemine on piiride seadmine ja seda iseenda esikohale asetamist indikeerib ka meile keisrinna õigetpidi. Müntid 9 ja keisrinna, need on hästi sarnased kaardid. Nad on jõukad, rikkad, edukad, armastust täis, õnnelikud, eluga nii rahul ja tõesti väga-väga võimsad kaardid. Ja keisrinna on see, et ta mõtleb enda peale, mitte isekalt. Muidugi ta on alati teiste inimeste jaoks olemas, kui sõbrad või et pereliikmed abi vajavad. Absoluutselt ta on kõige suurema avatud empaatilise südamega kaart ka kusjuures kaardipakis. Aga keisrinna teab, et kui sa enda karika tühjaks valad teiste karikatesse, siis sul endal ei jää enam ühel hetkel mitte midagi. Ja ta on õppinud seda, see kaart on ju õigetpidi, et me enam ei tegele sellise asjaga, et me asetame ennast esikohale, mina, minu vajadused, minu soovid, minu keha, minu uni, minu töö, minu eesmärgid, minu unistused. Minu ja see nagu isekus ja see iseseisvus
need on sinu selle kuu kõige suurem eduvõti. Kõige suurem eduvõti. Müntide 9 on ka iseseisvuse kaart. Mõtle enda peaga. Teised inimesed ütlevad, oi, et ära tee ja ära ikka nii tee ja bla 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 bla. Unusta ära, mida nad tahavad, soovivad, ütlevad, soovitavad. Mõnikord nad heast südamest üritavad aidata. Unusta ära, sul on vaja enda peaga nagu mõelda ja enda asja enda moodi teha. See viib sind nii rahas kui ka suhetes kõige õigemasse kohta nagu välja. Et väga huvitavad kaardid, et töös karjääris ja müntide rüütel on pigem selline rahulikult, omas tempos, tema ei lase ennast kõigutada, kõik ümberringi võivad hädaldada, tõmmelda, tema on ikka rahulikult tööntsed edasi, ta on nii sihikindel ja niisugune kange kaart ka, vaata kange kael, ma teen ära kõik, ma näitan teile, vaata ta nagu selline ja sa saavutadki kõik, mis sa soovid. Et ta on ka usaldusväärsed inimesed meie elus, sest ta on õukonnakaart ja õukonnakaardid siis esindavad ka inimesi. Et see on tõesti nagu turvalisi ja stabiilseid inimesi, sõpru ja nagu töökaaslased, osadega sa võid hästi lähedaseks sõbraks ka saada, kes tõesti on head sõbrad ja kes aitavad sind ja sa ei pea seda koormat ka üksinda nagu kandma, aga enda otsused pead sa üksinda tegema. Ja see on nagu see point, et me võime koostööd teha, tiimitööd teha, aga sina otsustad, kuidas sulle on hea edasi liikuda ja sul on täielik luba öelda ka ei. Eks ole, praegu ma ei jõua, praegu ma ei saa. Müntide 9 õiget pidi on ka siis tema lisaks selle, et ta on väga jõukas ja iseseisev, väga õnnelik enda rahaasjades. Ta on ka nagu selline, et meil tõenäoliselt tuleb mingi suurem rahaline otsus või et väljaminek teha, võib-olla sa juba nagu plaanid seda või et oled juba teinud või tegemas. Ja see kaart ütleb seda, et sellega läheb kõik hästi, et väiksed hirmud on normaalsed, et hirm, et äkki kõik laguneb koost, äkki ma ei saa hakkama, äkki lähen uude tööle, siis lastakse lahti, issand jumal, igasugused sellised hirmud nagu hakkama saamise ees ja võib-olla peamegi üksinda tegema, üksinda hakkama saama, see ongi natukene selline hirmus ja ärevus tekitav, aga sa saad selle sammuga väga-väga edukalt hakkama ja et siin on ka isegi nagu sellist sära ja kaarik veel enam, tuleme selle kaardi juurde, kui me juba tööst karjäärist sulle räägime. Kaarik on üks kõige edukamaid kaarte kaardipakis töös karjääris. Töökarjäär, raha väga-väga hea. Ainukene asi, vaata kaarik on nagu juba selline, et ta ei ole 3 sammu edasi, 10 sammu edasi, 100 sammu edasi, kaarik on reaalselt nagu 1 000 000 sammu edasi, eks ole, ta on nagu päris suur hüpe, päris suur nagu kõrgemale tõus. Osadele ta ennustab ametikõrgendust, osadele uut paremat töökohta. Kaarik on ka nagu selline eneseteostus, kordaminek, saavutus. Ja tavaliselt kaarikus on see ka natuke eneseületus nii-öelda, et meil on natuke hirmus, natuke ärevus, et kuidas ma selle ära teen, kas see ikka läheb hästi, äkki kõik läheb halvasti või kaotan raha. Kaarikus, vaata, kaariku sümbol ongi see, et must ja valge jõud, tavaliselt see must ja valge hobune juhivad siis kaarikut ja mida suurem on võit, seda suuremad on ka hirmud. Seda indikeerib meile kaarik ja seda indikeerib ka tegelikult müntide 9, aga otsuseid tuleb sul teha. Otsuseid tuleb kindlalt ja jõuliselt teha ja kaarik ütleb seda, see ei ole riskimise kaart. Ja vaata, sul ei ole ühtegi kaarti, kus sa peaksid nagu põdema mingi riski pärast ja vaata suvaliselt ma ka nendes kaartides ei riskiks, aga kui on eneseületus, vaata, et ma ei julge teha, et näiteks, et kaarikus on hea nagu sümbol on alati nagu see, et inimene, kes kardab nagu kõneleda või et avalikult rääkida, järsku ülemus ütleb talle, et sa pead konverentsil või üritusel näiteks või ongi näiteks mingi firma pidu või et jõuluüritus on ja et sa pead nagu kõne pidama 500 inimese ees ja oi, kus see inimene väriseb ja vaat, issand jumal, kuidas ma selle ära teen ja siis ta läheb kaarikus ikkagi, võtab oma kõik hirmud, tunnebki seda hirmu ja ärevust, aga lähebki lavale, harjutabki oma kõne läbi, teebki selle kõne hästi, hääl väriseb, jalg väriseb, käsi väriseb, aga teeb ära ja siis pärast, kui see on tehtud, siis kaariku kaart tavaliselt on nagu selline, et tead, see ei olnudki nagu nii hirmus, mida ma põdesin nii palju ja teine asi, mulle hakkas nüüd meeldima see, kuule see on päris lahe, tahan veel, ja vot kaarik selline nagu ongi, et see on normaalne, et meil on hirmud ja ärevused ja pinged, kõik see tuleb nagu ülesse, et see ongi see must ja valge hobune, must ja valge jõud ja need peavadki olema võrdsed, sest kui üks oleks rohkem ja teine vähem, siis kaarik läheks viltu. Vaata, et nad peavadki koostööd tegema, nad peavadki olema nagu koos, see on selle kaardi nagu sümbol, aga kaarikul on ju ka juht. Ja see juht oled sina. Ja teine oluline sümbol kaarikus on alati see, kaarikul on nagu peas, otsa ees, pea kohal on alati tähed. Täht on meie hing, täht on saatus, täht on kõrgemad jõud, täht on midagi kosmilist, müstilist ja ülevat.
mitte praktiline ja maa peal, aga midagi võimsamat ja esoteerilisemat meie elus on ju. Ja sind juhib saatus ja tähendab ka hingesugulasi. Õigel ajal, õiges kohas, õiged inimesed tulevad meie ellu, õige töökoht tuleb meie ellu, õiged pakkumised tulevad meie ellu ja sinu töö on ainult tegutseda, kuulata seda hingekutset, teada, et kõik lähebki hästi, kõik ongi õige, kõik läheb nii, nagu minema peab alati kaarikus ja tegutseda. Võttagi see energia, mida sulle õpetatakse, näidatakse, kuhu sind suunatakse, võtta see kätte ja hakata tegema. Et meie peame siis läbi enda keha selle kõik tegema läbi. Alternatiivselt, kui ma juba kaarikust räägin, kaarik on väga hea reisimise kaart, kuna ta on liikuv kaart, ta on sõiduvahendite kaart, auto, rong, lennuk, eks ole. Et ta on väga soodne kaart õigetpidi, et reisimine, reiside planeerimine, väljasõidud, väga-väga soodne kaart nagu selleks. Ja samuti, kes tahab endale näiteks uut autot, võib-olla keegi teist saab jõuludeks, et ka ta on ka sõiduvahendite liikluse nagu kaart ja õigetpidi ta on väga nagu positiivses võtmes, et keegi saab endale load või keegi saab uue auto või et selline hästi nagu soodne energia ka selles suhtes. Et rahaliselt päris mõnusad kaardid. Ainukene asi, vaata, ma enne ütlesin, et mul ei ole kobiseda ega norida midagi. See ainuke kaart, kus ma midagi võin nagu öelda, midagi sellist, mis võib-olla ei ole nagu kõige imelisem, nagu muud kaardid siin on see mõõkade paasikene. Ja see võib ka, tal on kindlasti oluline roll ka suhetes, aga kui me hetkel räägime tööst, siis mõõkade baas, plusspooled mõõkade baasil on internetiärid, e-poed, internetis raha teenimised, internetipõhise mingi töökoha saamine, asukoha vabadus, et kui sa tunned, et sa tahad asukoha vabalt nagu tööd teha, et kodus tööd teha või et kuskilt paradiisi saarelt tööd teha, sa oled sinna poole nagu liikumas, et see on väga hea, et see on väga hea suund, kuhu nagu mõelda, sest kaarik ja mõõkade baas ongi ju reisimised ja ka nagu distantsilt töö tegemine. Teine hea asi mõõkade baasis on igasugused online kursused ja koolitused, et kui me tahame ennast arendada või sulle jääb silma mõni äge nagu kursus või et need võivad ka tasuta kursused olla, et kuidas õppida ennast arendada. Mõõkade baas on väga hea ajukaart, ta on uudishimulik, ta on nutikas, ta areneb väga hästi, ta oskab seda õpitud kasutada, et selles suhtes hea. Mis on negatiivne on see, et konkurendid võivad käia luuramas meid. Mõõkade baas on selline internetis luuramine, tagaselja millegi tegemine, rääkimine või et mitte, et me hullult keegi levitaks valeinfot meie kohta, aga mõõkade baas on piisavalt dramaatiline, et ta nagu on kade võib-olla meie peale, et ta käib vahtimas, mis me teeme, kui palju raha teenid, kes on su kliendid, natukene on siin seda energiat, sest kaarik on nagu vaata, kui nad teda juhivad must ja valge jõud, see tähendab seda, et mida edukamaks sa tööalaselt saad, seda rohkem on ka kadedaid inimesi su ümber. Et see näide näiteks kuulsusest on väga hea, et kujuta ette nagu maailma kuulus laulja, et mida kuulsam on laulja, seda rohkem tal on fänne, see on see valge jõud, aga seda rohkem tal on ka neid inisejaid ja vihkajaid, see on see must jõud, et issand jumal, ta on ikka nii kole ja laulda ta ei oska ja blablabla. Ja vaata, siin on natukene sellist energiat, kui sa tunnetad, vaata, meil on kõigil see kõhutunne või et mingisugune intuitsioon ja me nagu mingi inimesega on nagu lihtsalt imelik suhelda või sa tunned, et ta nagu ütleb imelikult või ta on tegelikult kade su peale, see võib olla töökaaslane, mingid konkurendid või mingid muud inimesed, võib-olla ka mingid vanad sõbrad, eksid käivad luuramas sind nagu kuidagi selles mõõkade baasis internetis, sest tea, et kui sul on see kõhutunne, et nii on, siis vot nii on. Et usaldama kõhutunnet, kui siin kellegiga suheldes kripeldab midagi, et imelikult räägib, unusta ära, blokid ära, lihtsalt liigu edasi. Meil ei ole mõtet nagu hakata mõtlema, et mis ma siis valesti tegin. Mitte midagi, sa olid lihtsalt liiga edukas ja ta on kade. That's it. Nagu mitte midagi muud siin rääkida ei ole. Bloki lihtsalt ära, liigu edasi. Et mingid kuulujuttude tagarääkimised mõnikord mõõkade baasis esinduvad. Aga see käib asja juurde, et kui me astumegi rohkem nagu sellisesse teiste silme ette või et säravamasse energiasse, kus need klatšiaid ka siis välja ilmub, Ja tulengi nüüd suhete juurde sulle valik number 2, et kui me juba sellest mõõkade baasist räägime. Siin sa oled väga huvitav. Sa tekitad inimestes uudishimu. Internetis käiakse sind vahtimas palju. Need on ka mingid eksid ja mingid silmarõõmud ja mingid vanad tuttavad ja sõbrad ja koolikaaslased ja sul on huvi ja sa oled väga tähelepanu ja huvi keskpunktis. Kui sulle ei meeldi teatud inimesed, et nad sind vahivad, bloki ära.
kohe plokk peale, kohe head aega ja meil ei ole mõtet nagu hellitada neid või kuidagi hoida neid, et äkki solvub või et äkki läheb veel vihasemaks. Meil on kassi hing ju tuletab sulle meelde, et me peame olema isepäised ja iseseisvad ja enda elu enda jaoks elama ja me ei saagi kõiki korraga õnnelikuks teha ja me ei saagi teiste inimeste jaoks ilusat elu elada, et me peame enda jaoks elama ja siin on, et võib olla nagu selliseid mõõkade baas, tavaliselt on nagu selline, et keegi vahib, mis sa teed ja salaja vaata käib vaatamas. Ta ei ole kõige pahatahtlikum kaart, mõnikord on see lihtsalt uudishimu, aga mõnikord on see natuke tagarääkimised ja draama. Et siin seda videot vaatavad paljud inimesed, igal ühel täiesti nagu erinevas protsendis, et mis see siis on. Ja võib-olla ka, et kui me tuleme suhetes selle positiivse aspekti juurde, siis mõõkade baas on tavaliselt ka internetis armastuse leidmine. Et kuna ta on interneti ja online nagu selline põhine kaart ja võib-olla ka selles kaarikus ja mõõkade baasis, ta tähendab, et alguses meie vahel on rohkem siis vahemaa või distants, me elame erinevates linnades, me elame erinevates riikides isegi võib-olla ja võib-olla paljud teist kohtuvadki reisil olles kaariku kaardis siis kellegi uuega vallalised, et siin on nagu sellised erinevaid sõnumid siis teile. Aga ja, kui sul kellegi suhtlemine häirib või tema sõnad häirivad või ta internetis liiga palju vahib või et teeb midagi, kohe head aega, kohe plokk peale, midagi muud siin ei ole. Ja korra veel sellest mõõkade baasist räägin, et kui me räägime asja ajamisest, ärist, tehingutest, lepingutest, see on mõnikord nagu veniv kaart. Ta tähendab sekeldusi, ajutisi erroreid. See ei ole sinu süü, ära suru, see laheneb iseenesest õigel hetkel ära. Üldiselt sul on kõik need töö ja asja ajamise kaardid ka väga edukad, seega võtagi rahulikult, et tark ei tormagi selles kuus, et iga asi omas tempos, omas mahlas, omal ajal, eks ole, et me ei pea ennast nagu survestama või et kohe endale mingeid kiireid otsuseid seadma. Aga rääkides siis suhetest ja paarisuhetest, sinu esimene kaart ja sinu peamine kaart, valik number 2 on ju armastus, see on kaart number 20 ka veel, ja armastuse siis kaitseingel, armastuse kaart, paarisuhete ja sellise romantilise armastuse energiat väga palju teil siin selles kuus väljas. Vallalised, teil on siis jutumärkides ohtu siin hakata armuma ja ka tõesti imeilus suhe endale luua, väga püsiv, turvaline, kindel, stabiilne partner, võib-olla siis ka siis kaarikus ja kuna sul on palju neid töökaarte siin väljas, võib-olla ongi see nagu töö kaudu, võib-olla mingite õpingute kaudu selles mõõkade baasis või siis ka reisid või et kui sa liigud, kui sa käid ka peol, vaata, sul on see ükssarviku hingekene, millest ma alguses ka rääkisime, tema on ka selline mine välja, mine peole, tunne elust rõõmu, kõik ürituste kutsed ma aga võtaks vastu, valik number 2 selles kuus ja tõesti, kui sa lähed peole ja sa lähed välja, ära ole tagasihoidlik müürililleke, pane enda kõige ilusam kleit selga, nagu kõige ilusamad riided, mis sa saad panna, pane need selga ja mine, eks ole, lihtsalt sära ja hakka naudi. Aga tulles tagasi selle armastuse nagu teema juurde, et vallaliselt teile siin ennustatakse küll nagu armumist ja uut suhet ja väga nagu selliseid huvitavaid ägedaid siis uusi inimesi, võib-olla pead ka valima mitme inimese vahel, aga sa teed õige valiku ja tead, miks sul on nii ilus armastus, ka teie, kes te olete suhtes. Keisrinna on meil väljas. Keisrinna tähendab enesearmastust, tänu millele me ka tõmbame ülimeeldiva, üliilusa, üliarmsa paarisuhte armastuse enda ellu alati. See on inimene, kes on tervendanud ennast ära. Inimene, kellel ei ole midagi katki nagu hinges või psühholoogiliselt. Inimene, kelle hingehaavad on tervenenud. See on väga roosa kaart, et see roosa on tingimusteta armastuse värv, enesearmastuse värv, eneseteraapia, enese ravimise, enese helluse ja hoolitsuse värv. Ja seda on ka keisrinna. Luba endale midagi head selles kuus, hea toit, mingi üritus, seltskond, lähme kinno, lähme teeme midagi toredat, võib-olla ka luba endale und, magamist, puhkust, tea, et sa ei pea raha pärast tõmblama, üldse sul on nii edukad kaardid, et sa võidki võtta pause, sa võidki hästi nagu enda eest nagu hoolt kanda ja keha on ka väga oluline keisrinnas, et keha eest hoolitsemine on ka eneseväärtus ja enesehoolitsus, eks ole, et uni ja toitumine ja trenni tegemine ja vaata, et võib-olla massaaž või mingi spa või et meil oleks enda jaoks ka palju aega ja mida rohkem, vaata, see on paradoks, aga see kass ja keisrinna ütlevad mulle, et mida rohkem sa enda peale mõtled, sa ei pea nagu teiste järgi jooksma ja kas ma ikka meeldin neile, mida rohkem sa enda elu elad, enda peale mõtled, seda paremad on su suhted, seda rohkem sul on armastus ja ka seda rohkem sul on raha.
Ja keisrinna rahast rääkides, tema on enda tehtud tööviljade maitsmine. Ehk siis ta on viljakas kaart, sul on ka viljakad ideed, mõtted, see on looming, kunstid, keisrinna on kanaldaja, ta on nii võimas kaart ja keisrinna tööalaselt on siis jõukas, ta on rikas, ta on ka saavutamas uut taset. Kes tahab alustada enda äriga või enda asja nagu teha, sul on väga iseseisvad raha teenimise kaardid, müntide 9, kassihing, keisrinna siin väljas, ka tööalaselt sind väga hinnatakse, hoitakse sinu ettevõttes, et sa sobid sinna väga hästi. Nagu nii ilusad kaardid on sul tõesti ja keisrinna kaart, vaata, et kui me räägime siis teist, kes te olete paari suhtes, tuleme jällegi suhete juurde tagasi, et see armastuse ingel siin ja keisrinnakene siin, see on nii hoitud, sa oled armastatud enda partneri poolt, sest keisrinna on puhas tingimusteta, kõike hõlmav, jäägitu armastus. Selle kõige ilusamas võtmes, mis olla saab. Ta on luksuslik, ta on külluslik, ta on sügav, ta on toetav, empaatiline, ta on avatud. Ta on nagu selline, et me saame sellele inimesele kõik enda hinge pealt ära rääkida ja ka tõesti avaneda nagu talle, et see on niivõrd kaunis kaart. Ja teile, kes te olete suhtes, võib-olla osadele ka vallalistele, igaks juhuks ütlen, et keisrinna on ka number 1 kaart, mis ennustab rasedust, laste saamist, et ta on ka selles suhtes väga viljakas, ütleme niimoodi, et kes tahab perelisa saada või et siis temaga ennustab lapse sündi ja siis ka lapse tulekut suhtesse, et kes tahab sellel teekonnal edasi liikuda, keisrinna on väga-väga ka nagu mõnus kaart selles suhtes, et see ongi nagu, et mida rohkem me võtame aega iseendale, seda rohkem kuidagi meil elu paika loksub ja kuidagi mõnusamaks ja edukamaks läheb, et see on nagu paradoks, et kui me lõpetame selle tõmblemise ära, teiste järgi jooksmise, raha pärast muretsemise, et kui me lõpetame selle ära ja tõesti tuleme nagu sinna rahu ja enese tervenduse, enese hoolitsuse punkti, kõik järsku toimib ja kõik loksub nagu paika, et tõesti ja ka naudi ja käi väljas rohkem ja naudi armastust ja naudi elu. Ja noh, meil on ka see allikakaart siis kuu oraaklikaartidest. See kaart number 10, et allikas ja vaata see karikas, et see on hästi nagu keisrinna nagu teema ka, sest keisrinna ongi nagu kanaldaja. Et puhtalt tema kuskilt kosmosest, algallikast võtab ideid, võtab kunsti, võtab muusikat, võtab loomingut ja ta toob need siia maailma. Kes on mõelnud, vaata, et see allikakaart ka, nii et me loome midagi, et meie olemegi see allikas, mis loob väga palju siis asju siia maailma. Keisrinna samamoodi, et kui sa oled mõelnud, et ma tahan kirjutada raamatut, luua muusikat, kunsti teha, luua midagi, et siis see voolab läbi sinu. Sul on see talent olemas, sul on see anne olemas, hakka tegema, hakka pihta, et läbi selle allika siis kuidagi voolab see kõik sinust välja. See allikas on ka natukene siuke ema-üsa nagu sümbol alati. Vaata, siin on see karikas, millest voolab välja justkui nagu selline vesi, et nad voolavad erinevas suunas. Jällegi keisrinna, siis traditsiooniliselt keisrinnad kujutataksegi rasedana, ehk siis ja see raseduse sümbol ei ole ainult mitte laste saamine, vaid millegi uue nii-öelda sünnitamine siia maailma. Viljakus ka nagu selles mõttes, et loometöö või et kui sa ammu mõelnud, et sa tahaksid näiteks laulda või et muusikat luua, absoluutselt hakka seda tegema, või kui sa oled mõelnud, et sa tahaksid kirjutada raamatut, absoluutselt, et ka meie äri on meie beebi mõnikord, et me alustame enda äri või ettevõtlust, absoluutselt ka see on siin nagu väljas, et sul tõesti nii ägedad ideed ja see on ka selline loomekuu sinu jaoks, sellepärast sa ei tohigi nii palju tööd teha, et sa oled niikuinii tööalaselt edukas, et sul on aeg tõesti armuda, suhetele keskenduda, väljas käia, peol käia ja luua nagu loomingut toota siia maailma. Et see on ka väga-väga siis oluline. Veel enam, et ka meil see kaardikene siin üleval, tema siis räägib sellest, et või see sõnum sellele kaardil on siis väga spetsiifiline. Sul on väga oluline eluülesanne, mis on seotud kommunikatsiooni ja kunstidega. Ära lase enda ebakindlustel hoida ennast tagasi, kõrgemad jõud aitavad sind. Küsi nendelt abi, küsi nõu, kui sa oled endaga erroris. Kommunikatsioon, kunstid ja elu eesmärk. Need on nagu need 3 põhi nagu märksõna või fraasi või teemat nagu selles kaardis. Et jällegi kunstid ja loome, eks ole. Kommunikatsioon, see on ka see, et me kirjutame näiteks raamatut või et sa tahad sotsmeedias näiteks särada, luua midagi. Kommunikatsioon ka suhetes.
mida ma tahan, mida ma ei taha. Kass ju ütleb meile jah või ei, on ju. Kass on iseseisev, kass teab, mis ta tahab. Kass teab, kes ta on ja kass ei allu kellelegi, eks ole. Ja me õpime ka paremini väljendama seda, et me ei pea muutuma nagu ülbeks ja me ei pea olema agressiivsed, on ju. Aga me väga kindlalt seame endale nagu piirid. Ja see elu eesmärgiga edasi liikumine, elu eesmärgi võib-olla taasavastamine läbi loomingu ja sa tea, et sa oled väga ilusate sammudega ka liikumas detsembrikuus enda elu eesmärkide ja sellel teel edasi või et sa teed midagi, mida sa oledki tulnud siia maailma sellesse kehasse ja sellesse kehastusse tegema. Ära mõtle üle, pigem võta hästi vabalt, ole loominguline, mõtle kastist väljas, mõtle rohkem enda peale, niimoodi sa tuhisedki kõige edukamalt siis edasi. Ja meil on ka see kassikene, et räägime siis ka sellest. See on kaart number 13. Number 13 on selline nõidade number ja seda kõige paremas võtmes. Ka siis valikule number 1 tuli see välja, et kui sa valisid nagu 2 vahel, see oranž kass on teil sama sümbol ja ka number 13 on teil sama siis sümbol, valik number 1-ga. Ja number 13, vaata, selle on üritatud siis sajandite vältel anda väga negatiivset tähendust, kuradi tosin ja vaata mingi sellist halba nagu tähendust. Tegelikult number 13 on naiselik, müstiline, õnnega koos, nõiduslik, ta on nagu naiste siis nagu number on ju, nõidade number. Keisrinna on ka kaardipaki kõige naiselikum kaart, emade kaart, raseduse kaart, naise kaart, keisrinna on Veenus, Afrodite, on ju, et selline puhas tingimusteta armastus ja armastuse jumalanna isegi, on ju. Ja see kass mingil määral ka sama, et esiteks oranž kass siis ka öeldakse, et õnnekass, et sa oled tõesti õnnega koos, et mingid asjad lihtsalt võib-olla iseenesest kogemata lähevad väga-väga soodsalt ja hästi sinu jaoks ja ka see iseseisvuse kassi, kui sa näed näiteks unes on ju, kass tähendab naisi meie elus ja kass tähendab ka rohkem nagu sellist enda äriga alustamist, loomingut, kindlasti iseseisvust, et mina elan enda elu nagu enda moodi, et me ei pea sõltuma enam teiste arvamusest, et kass ongi ka töökoha ja äri kusjuures nagu sümbol. Et võib-olla sa näed unes kassipoega, siis see tähendab, et sa alustad midagi uut, on ju. Võib-olla kassid tulevad, räägivad sulle unes midagi või aitavad sind edasi. Mina hiljuti 2 päeva tagasi nägin ka oranži kassi, kusjuures unes, see on väga huvitav, praegu tuli mul meelde, sest see oranž kass on 2 valikus juba käinud läbi, et ma nägin ka unest, et madu üritas mind rünnata, eks madu on alati nagu keegi selline halb inimene meie läheduses või et mingisugune nagu salakaval energia, aga kass päästis mu, kass hüppas ja hakkas maoga nagu võitlema, et oranž kass siis hüppas nagu, hakkas nagu kaklema maaga ja siis madu minuni ei jõudnud. Ja näiteks vaata, need on hästi olulised nagu sümbolid, et kass on ka nagu kaitsesümbol minule näiteks selles unenäos oli, et ta nagu ohverdas justkui ennast, et päästa nagu mind, on ju. Et ka need sümbolid ja need vaimud ja need loomad ja võib-olla ka lahkunud meie nagu lemmikloomad, nad on nii meie hoidjad ja meie armastajad ja meie kaitsjad ja nad kuidagi alati vaatavad, et meil läheks kõik hästi ja võib-olla mingid sellised mõõkade baas võibki esindada neid madusid nii-öelda meie elus, need, kes ussitavad ja räägivad taga, aga kass ju tuli appi ja kass ju on ju päästis. Et võib-olla kellegile teist, kuna see une nagu praegu tuli meelde, on ju, et võib-olla kellegile teist on see ka oluline nagu sümbol, et võib-olla midagi, mida sa selles kuus hakkadki märkama enda elus, et kes on nagu sellised kadedad inimesed sinu peale ja kes on nagu sellised, kes sulle appi tulevad ja hakkavad võitlema nende kadedate inimestega, et päris nagu huvitav, on ju, et anna mulle kommentaarides märku, kui see sinuga nagu haakub. Vot niimoodi, aga valik number 2 võtamegi siis sinu olulised tähemärgid. Laua peal sul on ka neid, sul on kaarik, mis on siis vähi tähemärgi isikukaart, see on suur kaart ja siis meil on pisemkaart, mis räägib siis kõikidest maamärkidest, sõnn, neitsi, kaljukits. Lisaks on sul siis veel neitsi, ma analüüsin ja ambur, ma näen, väga põnev. Ja valik number 2, siit kausikesest võtame siis sinu selle kuu olulised siis kuupäevad, millal miski juhtub, sinu elu sellised olulised ajapunktid detsembrikuus. Ja seni, kuni ma neid sildikesi ja neid numbreid siin avan, siis mida toob aasta 2026? Selline lugemine on tiiutarot.ee lehel siis üleval. Sa saad seda vaadata sealt siis video nupukest alt, et kui sa tahad teada piiluda natukene tulevikku vaadata,
vaadata, mida siis järgnev aasta sulle toomas on, et see on ka samamoodi see valikaart stiilis siis videod, sa saad ise valida siis, et mis on sinu rada järgmisel aastal ja tiiutarot.ee lehel sa seda teha saad. Aga valik number 2, sinu detsembrikuu olulised kuupäevad. Esimene on meil 5. detsember. Kui ma nüüd ei eksi, see on ka täiskuu, on 5. detsembril. Siis meil tuleb 5. detsember, 10. detsember, 11. detsember, 12. detsember, 14. detsember, 16. detsember, 27. detsember, 28. detsember ja 31. detsember. Vot niimoodi valik number 2 ja siis oli sinu detsembrikuu. Ma loodan, et see tuleb hästi vinge, tore, mõnus, vahva, äge kuu. Ma loodan, et kõik sinu soovid, unistused täituvad. Jällegi tiiutarot.ee koduleht ootab sind, kui sa soovid ka muid videoid vaadata, aasta 2026 videot vaadata, sa võid seda seal lehel siis teha. Suur aitäh sulle ka seda videot vaatamast, kuulamast ja kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau! Valik number 3, tere tulemast, kui sa valisid need imeilusad roosad kivikesed, üks siis selline roosa läbipaistev, tein rohkem selline oranžikas roosa. Tere tulemast, vaatame, mis siis detsembrikuu sinule toomas on, mida sa pead teadma, mis on su ellu tulemas. Võib-olla sa valisid ka selle kaardi järgi, sina valisid siis kaitseinglite kaardipakist muusika ingli, et sellised üritused, peod, muusika, kontserdid võib-olla mängivad siis sellist suuremat rolli sinu elus selles kuus ja selle kaardi number on 21. Ja valik number 3, mida toob aasta 2026, siis lugemine on ka tiiutarot.ee kodulehel juba üleval, et kui sa tahad piiluda, mida siis ka järgmine aasta sulle toob, et sa saad siis sealt lehelt seda teha. Sinu siis detsembrikuu järgmine kaart on meil loomahingade kaardipakis, see on kaart number 51 ja see Sandpiper, ta on eesti keeles tilder, selline nagu lind ja see kaart räägib mängulisusest. Vaata, sul on muusika, kontserdid, mängimine, elu nautimine, kuidagi tundub, et päris mõnus kuu on tulemas. Järgmine kaart ütleb siis, et sul on turvaline olla jõuline ja pigem tugev ja tehagi suuremaid ägedamaid otsuseid enda elus, et see toob sulle väga palju kasu, mida rohkem sa oled tugev ja mida rohkem sa otsuseid teed ja piire lood. Haldjate kaardipakis meil on heatahtlikkus, headus ja hoolitsus. Ja siis kuu oraaklikaartidest. Meil on kaart number 17, selle kaardi nimi on mõõk. Siin on isegi 2 mõõka siis peal ja mõõk, kui on nagu üks mõõk, eks ole, see on justkui nagu mõõkade äss, et mõõk siis tähendab väga häid ideid, uued uksed avanevad, lepingud, tehingud, rääkimine, aga kuna mõõkade, tulen ka kohe selle kaardi ja nende kõikide kaartide seletuse juurde, kuna 2 mõõga ümber on ka maod, siis meil tuleb ka võib-olla osade inimestega enda keelt hammaste taga hoida, et lihtsalt natuke selline, et vali oma sõnu hoolikalt, kellega sa suhtled, kellele sa mida ütled. Taros meil on tugevus tagurpidi, sauade 4 õigetspidi, sauade äss tagurpidi, meil on sauade kuningas tagurpidi ja torn õigetpidi. No kellegile see torn pidi tulema, et tavaliselt talve jooksul seda torni ja mõõkade 10, seda ikka nagu kuidagi tuleb. Aga kuna sul on ümberringi nii head kaardid, siis mina ei muretseks selle pärast nii palju ja siin valik number 3 on ka sinu siis detsembrikuu olulised tähemärgid, need siis võtame välja lugemise lõpus, et sul oleks ka põnevalt midagi ees oodata. Vot niimoodi, valik number 3, siin on justkui nagu kõike, kuna sul on sauad ja tule element domineerib, sauade 4, sauade äss, sauade kuningas ja ka veel tugevus on ka tule element, et sauad on tule element, tugevus on tule element, et sul on 4 kaarti järjest tuli, lõkke, et tule element on karjäärialane edu ka loomingus ja kunstides ja tule element on väga ekstravertne ja väga särav ja väga ilus ja tugevus on kaardipakki üks kõige ilusamaid ja eputavamaid kaarte, et selline särav kuu on sul tulemas, aga paraku ka sauad element on väga töökas ja väga kiire ja igale poole tal on vaja jõuda, ta elab väga põnevat elu, aga tal ka väga palju asju korraga toimub, ütleme niimoodi, et võib tulla natuke selline hektiline kuu sinu jaoks. Tavaliselt detsember mingil määral on seda, meil on need jõulud, kingid ja jõuluteemad ja peod ja üritused ja lastel on vaja sinna minna, seda teha, et natukene selline kuu, aga lõppkokkuvõttes et sa oled hästi rahul, et sa jõudsid nii palju ära teha.
Ja nendest sauadest rääkides siin, et sul on nagu väga huvitav kahetine nagu sõnum, et sul on küll kaardid, mis räägivad ole mänguline, ära võtta elu nii tõsiselt, isegi need peod, üritused ja väljas käimised, ka see esimene kaart, see muusikakaart on ju, siis on meil ka tugevus, et tugevus on küll tagurpidi, aga tugevus ongi loodud nagu ilus olema ja särama ja suhtlema inimestega. Tugevus on naturaalne liider, ta on ka väga atraktiivne, et sa oledki selles kuus seda, sa teed häid otsuseid, sa oled jõuline, sa oled tugev, sa ütled inimestele ei, sa ütled õigetele asjadele jah ja sa kuidagi täpselt leiad need õiged olukorrad ja õiged inimesed ülesse. Tugevus on ka see, et olegi ilus ja mine välja ja sära. Tugevus peab eputama ja edvistama. Pane enda kõige ilusamad riided selga, tee enda ilus soeng pähe ja mine peole, mine naudi, mine sära, mine räägi juttu. Tugevus tõmbab endale austajaid ligi, tugevusel elu käib, on ju. Tagurpidi tugevus on lihtsalt natukene nagu selline, et ma ikka ei tea ja äkki ma ei meeldi inimestele. Natuke nagu selline ebakindel ja selle eneseväärtuse ja ka enesekindlusega tuleb nagu tööd teha, kui meil on tugevus tagurpidi. Mõnikord aitabki seda see, et meil on uued riided, uus soeng, juuksur, maniküür, et see annab nagu enesekindlust juurde. Ka tööalaselt tugevust tagurpidi, natuke nagu selline, et suss nii-öelda, et laseb endale pähe istuda ja me peaksime rohkem nagu vastu ütlema või et ka siis piire seadma, rohkem nagu enesekindlam siis olema, aga töö juurde ma ka kohe jõuan. Mida ma tahan rääkida on need peod kohe esimesena ära, et igasugused üritused on need mingid ettevõtte peod, jõulupeod, lihtsalt näiteks sõbrad kutsuvad välja üritusele. Pane enda kõige ilusamad riided selga, pane see, et mis sa nagu mõtled, et on natukene isegi selline võib-olla liiga palju, sellist asja tugevuse kaardis ei ole nagu liiga ilus või liiga palju või et liiga särav, sellist asja ei eksisteeri temas ja nagu peabki olema enesekindel ja ka peabki särama üritustel käima. Nüüd tuleb vastupidine sõnum. Järgi tuleb sul sauade 4, mis on kodukaart, mis on väga huvitav. Et selles suhtes kodu korrastamine, puhastamine, uued asjad koju, uus diivan, uus vaip, uus lamp, väga-väga hea. Et sauade 4 on selline kodu ja pere keskne, mis on ka nagu siuke jõulude teema on ju, aga sauade 4 on väga-väga hea kaart ka nagu kodu või koduga nagu edasi liikumises selles suhtes, et kui sa tahad kolida, uut kodu näiteks üürida või osta, ülisoodne märk on sulle sauade 4, et sa saad selle, sa saad enda pesa. Sauade 4 kolimisel ta on nagu selline, et me tunneme selle õige koha ära nagu, et see on minu koht. Mul on siin nii soe ja mõnus ja mitte midagi ei häiri ja päike paistab aknast sisse. Ma tõesti tunnen, et see nagu kuulub mulle või et ma nagu kuulun siia. See on nagu siuke äratundmisrõõm, eks ole. Ja aga kui sa ei taha kolida, siis ka sinu praegune kodu on ju, et me võiks hinnata seda rohkem, võiks korrastada, puhastada, mingit vana jama, klattida sealt ja nagu hästi ka nagu jõulude ajal, vaata, meil on need kodu ehtimised, ta ongi selline nii kodusoojuse energia, ta on turvaline, stabiilne, ta on nunnu, ta on armas, ta on toetav, et hästi selline koduga või et kinnisvaraga seotud või kes isegi selles kuus mõtleb, et ma ei viitsi kolida edasi liikudes ka. Sauade 4 võib ka rolli mängida kevadel, eriti siis aprillikuus. Et kui sa tahaksid ikkagi nagu uut kodu endale saada või edasi liikuda, siis tea, et sinu kodu on olemas, et sauade 4 on hästi nagu soodne kaart selleks ja kõik otsused, mida sa teed selles kuus ja ka edasi minnes, sauade 4 tähendab, et sa oled õiges kohas ja sa teed õiget asja. Otsused, mille sa oled teinud, on õiged ja otsused, mida sa edaspidi ka teed, on väga-väga õiged. Sa ei saa nagu valesti teha või et valesti panna siin midagi, seega mine aga julgelt edasi. Ja ka sauade 4, et see on hästi huvitav, et üks on hästi selline kodune ja nunnukaart, ümberringi meil on sellised peod ja üritused ja sära ja tähelepanu on sinul ja pilgud on sinul kaardid, et see võibki selline natuke duaalne kuu sinu jaoks olla, et on küll palju sellist tuhisemist ja säramist, aga on ka mingid hetked või teatud perioodid, kus ongi see, et sa oledki kodune, sa tahad omaette olla ja nagu hästi enda akusid laadida ja see ütleb mulle ka seda, et sa leiad sellise mõnusa balansi ja tasakaalu, et sa oskad ka endale võtta aega, sa oskad ei öelda, aga samas sa teed tööalaselt väga häid otsuseid, sa oled väga jõuline liider, sa juhid ennast ja oma elu väga õiges suunas. Ja samuti jõuad ka nagu suhelda inimestega ja nagu üritustel käia, et nagu kõik sul elu käib, sellepärast sul ongi terve hunnik sauasid siin, et sauade elemendis me igale poole jõuame, kus me sädistame ja särame ja käime väljas ja igat asja teeme ja et see on nagu tõesti aktiivne nagu kuu ka sinu jaoks.
Aga kui ma nüüd norida tahaks, et kui ma tulen su töökarjääri juurde, sul on juba eos väga-väga edukad kaardid. Sauade kuningas räägib, et me oleme juhi positsioonil, me saavutame uut taset, me saame ameti kõrgendust, meie karjäär, töö, raha läheb aina paremaks. Tugevus samamoodi, et üks on selline meheliku liidri nagu kaart Sauade kuningas, teine on naiselik liidri kaart, mis on palju suurem kaart, on see tugevus. Tugevus on ka juht, ta on boss, ta on liider, tema ütleb, kuidas tema elu on, ta ütleb, mis tööd ta tahab, ta ütleb, palju ta raha tahab saada ja ta saavutabki kõik, mis ta soovib. Ka tugevus ennustab ameti kõrgendust ja kõrgemale tõusmist ja paremat töökohta, kes otsib uut töökohta. Sul on ka sauad äss väljas, ässad tavaliselt indikeerivad uut tööd ja ka uue ukse avanemist. Ja kui see ei ole tööalaselt, siis on loomingus, et sauade element on ka väga kirglik looja. Kunstid, muusika, raamatu kirjutamine, võib-olla ka sotsmeedias, vaata, kui sa tahad mingit sotsmeediakontot teha ja särada seal või näidata enda oskustalenti nagu rohkem. Absoluutselt mingid laulmised, muusika loomised, et see võib olla ka lihtsalt nagu, et sul on mingi äge anne või et see näiteks sa õmbled riided või et teed käsitööd, et sauade element peab tähelepanu saama ja sinu see anne või et talent või looming peab ka tähelepanu saama, et ära karda ennast reklaamida. Sul on Sauade kuningas tagurpidi ja tugevus tagurpidi, mis on selline, et äkki ma ei meeldi inimestele, äkki ikka see ei ole nagu äge ja et ma ikka ei julge. Tegelikult sa just peaksid olema üks kõige julgemaid selles kuus. Sa peaksid julgema kõike teha nendes kaartides, sest sul on väga palju võita nagu sellest, mida rohkem sa reklaami teed ja ennast näitad, seda rohkem sul on võita. Minu soovitus on ära löö põnnama. Sul on mingi pinge ja sa mõtled üle ja sa kardad teiste inimeste tagasisidet või arvamust ja see on kõik suva. See on kõik täiesti suva, et sa peadki rohkem nagu särama. Teine asi, mille kallal ma kobisen, kui Sauade kuningas tuleb tagurpidi välja, tugevus samamoodi. Esiteks me ei oska piire seada. Me ütleme kogu aeg inimestele, jah, ma aitan sind, jah, ma teen sinu heaks seda, jah, las ma võtan kõik enda peale. Tegelikult endal enam aega ei ole. Et sa pead rohkem nagu ei ütlema ja võib-olla ka on sellised olukorrad, kus vaata ülemus tuleb tööle, sõimab näo täis, jälle tal on mingi teema ja siis meie nagu selle asemel, et enda ees seista, me nagu mõtleme, et jälle ta ütles mulle halvasti, aga et tal on ka ikka raske päev ja ma ikka mõistan teda ja et me kuidagi ise üritame ka olla see leebe pool ja vastutulelik pool, aga sul on täpselt vastupidine sõnum. Sa peadki olema kärts-mürt, sa peadki möörgama nagu lõvi, sa peadki rusikaga lauale lööma, mulle nii ei sobi, mina tahan niimoodi sa minuga ei käitu, head aega. Et nii tööalaselt kui ka suhetes sul on see jõuline kaart, et sul on turvaline olla jõuline, väga suuri otsuseid enda elus teha. Tugevus on täpselt samamoodi, ta peab olema enda elu boss, muidu ta lihtsalt jääbki nagu teiste inimeste tujusid, tundeid ja asju tegelema nendega ja siis ta ei jõuagi enda elus mitte kuskile. Et me peame nagu rohkem isekamad olema, enda peale mõtlema. Ja teine asi, kui Sauade kuningas tugevus on tagurpidi, siis see on väsimus. See on üleväsimus, see on üle töötamine, üle tegemine, üle rassimine, üle väsimus. Asjad, millele ma keskenduks, ongi kodu, pere, peod, väljas käimised, ilu, näiteks juuksur ja uued riided, esinemine sotsmeedias, enese näitamine, neid kõiki asju ma teeks. Mida ma ei teeks nendes kaartides ja muidugi see on sinu enda vaba valik, et kuidas see enda eluga edasi liigud, ma ei sunni kedagi selleks, aga mida ma ei teeks, on see ülepaanitsemine raha pärast ja töö pärast ja ületöötamine ja kõikide asjade, et mul on vaja kõik enne ära teha ja kõik ära teha, korda saada. Vot sellisest asjast ma laseks lähte, sest edukas sa oled niikuinii. Niikuinii sa oled õiges suunas liikumas, niikuinii sul on õiged sammud siin. Ja selles suhtes Sauade kuningas ka, ta on boss, ta on juht, ta on liider, ta on mõnikord tagurpidi väsin, ta ei oska pause teha, ta ei oska enda akusid laadida, tugevus tagurpidi ei oska ei öelda ja vaata siis me satumegi sellisesse punkti, kus me oleme frustreeritud, sest nii suur hunnik sauasid indikeerib ka nagu juba mingit viha või pinget või nagu agressiooni. See on ka sauade elemendi miinuspool või et see varjupool. Ja ka selles Sauade elemendi see tule elemendi varjupool ongi see, et ühel hetkel ta plahvatab. Ja see ongi see torn sul selline, et kui me niimoodi pinge all edasi lähme, siis meil on tornikaardis ohtu plahvatada ühel hetkel, et me nagu selles kaardis laguneb midagi, selles kaardis me heale inimesele järsku nähvame ise või et sõimame näo täis või et
lähme nii pingesse sellest üle töötamisest, et nagu me ühel hetkel ei jaksa enam midagi näiteks teha, onju. Ja siin on juba sulle natuke sellist indikatsiooni, et sa peaksid juba kuu alguses endale parema süsteemi välja mõtlema, parema plaani välja mõtlema. Mingid kohustused, asjad tööalaselt, sul ei ole vaja kõike seda praegu teha. Et võtta olulised asjad, sa tegelikult teed häid otsuseid, sa oled väga hea liider ka enda elus, aga mõnikord me oleme nii väsinud kõigest ja meil on liiga palju toimumas, et ühel hetkel ma enam ei jõua ja vaata, siis ongi see torn. Torn tähendab siis seda, et midagi laguneb meie elus, midagi, mis ei toimi enam. Et kui selles kuus näiteks sa kandideerid kuskile tööle ja sulle öeldakse ei, ütle aitäh, järelikult see töökoht oligi halb sinu jaoks, niikuinii see ettevõte oleks pankrotti läinud, mis iganes on. Et kui sa näiteks suhtled kellegiga paarisuhetes, näiteks vallalised, et sa suhtled kellegiga ja järsku ta lihtsalt ei vasta ja kaob ära, ütle aitäh ja lihtsalt liigu edasi. Mingid vanad sõbrad, tuttavad, kellega me oleme hästi läbi saanud, järsku nad enam nagu neil ei ole aega meie jaoks ja kaovad ära, vajuvad ära, ütle neile aitäh, et olid, head aega. Et torn sulgebki uksed ja vaata, uus uks avaneb alati selles sauade asjas. Torn sulgeb need vanad mõttetud uksed. Torn hoolitseb selle eest, et me ei läheks vales suunas. Sauade 4 hoolitseb selle eest, et me läheks õiges suunas. Vaata, need kõrgemad jõud ja vaata su hing, ta teeb väga head tööd sinu heaks, et sa täpselt õiges nagu rajas püsiksid enda elus, sinu õppetunnid saavad tehtud, sinu elu eesmärk täidetud. Kahjuks sinna alla käib ka tornikaardis tihti see, et midagi, mida me punnime, välja ei tule ja see on ka okei. Ja tuleb hoopis uut moodi, tuleb teistmoodi ja tuleb midagi paremat sinna asemele. Kui inimesed meie elus šokeeriv on see tihti, see on hirmus, see on nagu kurb mõnikord, et see ei tulnud välja või et ma ei saanud sinna. Aga tead, see oli sinu kõige kõrgemaks hüvanguks. Ja torn ongi see, et las ta laguneb siis. Las ta läheb, head aega, las ta laguneb ja peale tornikaarti tuleb ju täht. Taros, eks ole, nad tulevad järjest. Saatan, torn, õudne, intensiivne ja siis järsku tuleb täht ja täht on see sära, meie hing, meie usk, kuulsus, lootus, tähelepanu, meie hinge sugulased, kõige nagu suuremad hinge ärkamised. Ja see ongi selle taro nagu selline loomulik nagu teekond, eks ole, suures arkaanis, nad tulevad väga heas järjekorras, kõik need kaardid, see on nagu selline elu osa nii-öelda. Midagi peab purunema selleks, et me saaksime hoopis midagi 1000 miljon, 100 miljonit korda paremat enda ellu saada. Seega puhasta selles kuuses, vaata, torni aitab leevendada alati see kodu puhastamine, viska vanad asjad ära, loobu, lase lahti, puhasta ennast ja puhasta oma kodu ja puhasta asju ja võib-olla klaari ka enda igapäeva neid tegemisi ja ettevõtmisi. Ja torn võib olla ka väga hea torn, et kuna sul on ümberringi tegelikult päris head kaardid, on ju, eriti töös karjääris, torn on ka mõnikord ootamatu üllatus. Täiesti nagu tühja koha pealt, nagu välk lagi pähe, tuleb hea idee, lendab sulle sülle hea pakkumine. Inimesed iseenesest, kuule, kas sa tahad seda, teeme seda, väga hea. Et torn on tavaliselt väga järsk kaart. Kui me ootame uut tööd, siis me oleme nagu sellised, issand jumal, et nii mõttetud töökohad ja ma ei leia ja järsku see on siin. See tuleb nii järsku, et me ise ka ehmame sellest ära. Kui näiteks vallalised ootavad endale uut suhet ja issand jumal kõik nii mõttetud ja ma ei taha mitte kedagi ja issand jumal äkki ma ei leiagi, jäängi elu lõpuni üksinda ja järsku ta on siin. See on nii ootamatu, torn on alati hästi nagu ootamatu sündmus. Ja see võib alguses meid nagu jalust maha niita ka, et issand jumal, mis just juhtus, kukume natuke tagumikule, et mis siis nüüd saab, on ju. Aga lase juhtubki, et see on minu nagu peamine soovitus. Et torn tavaliselt, ma olen üllatunud, et ta on detsembris väljas, tavaliselt ta on selline jaanuarikuu nagu külaline meil, aga ka nendes näiteks talvelugemistes, et mida toob talv, et talvekuudel ka hästi ennast nagu ilmutab. Et miks ta jaanuaris hästi tuleb, sest inimesed muudavad jaanuaris enda elu palju. Et mul on nüüd uued trennid ja vaata, mul on uus plaan elus ja vaata, torn ongi selline äkilised muutused meie elus ja võib-olla sa ka selle kuu jooksul sa näed, et ma niimoodi enam ei saa ennast üle punnitada, üle töötada, ma tahan suuremaid muutuseid teha, seda me enam ei taha, võtan selle asemel hoopis selle, et sul võivad ka selliseid jõulisi otsuseid hakata nagu
juba selle kuu vältel tegema, mis on tegelikult suht jaanuari teema alati energeetiliselt, aga sa juba hakkad selles kuus nagu valmistuma, mul on tunne nagu suuremateks elu ümberkorraldusteks. Ja see on väga hea tegelikult, see tähendab seda, et sinu hing tunnetab ette, et järgneva aasta alguses tulevad suured muutused, sul on vaja psühholoogiliselt ka selle kõigega toime tulla ja seega sa juba selles kuus natuke valmistud nagu selleks. Ja hea uudis, meil on ka sauad äss väljas. Ässad toovad alati midagi uut, ässad on ülihead kaardid. Ja ka sauad ässas uus uks avaneb, uus töökoht, sest ta on ka tugevalt karjääriga seotud. Looming, kunstid, raamatu kirjutamine, maalimine, muusika loomine, koostööd nagu ka loomingu vallas, väga-väga hea kaart. Enda äriga alustamine, OÜ teed ära, teed oma e-poe, mis iganes äri sa tahad alustada, ülihea kaart. Sauade ässaga alustatud teekond läheb alati edukalt, alati soodsalt, alati edukalt, see on lahe. Kui sulle endal on ka põnev teha, siis see ongi kõige õigem asi, mida teha. On see looming, on see äri, on see uus töökoht, on see kolimine, on see uus kodu, mis iganes reisid. Kui sulle endal on nagu see, issand jumal, kui põnev, ma tahan seda teha, see on kõige õigem samm praegu sinu elus. Ülejäänud muu suva. Lihtsalt unusta ära. Et sauade äss on niivõrd inspireeriv ja ta on jõuline, ta on äge, et ässades me avame uue ukse, me teeme mingisuguse sammu number 1 nii-öelda uuel teekonnal ära, ta on kaart number 1 on ju, ja sealt universum hakkab ise meid edasi aitama. Sinul tuleb lihtsalt alustada, sul tuleb lihtsalt proovida ja sul tuleb lihtsalt see esimene samm nagu ära teha. Äris, karjääris tugevus toetab sind, sauade kuningas toetab sind, sauade neli ütleb, et sa oled õigel teel ja sa teed õiget asja ja veel enam ka nagu kuidagi sauade neli on ka need koostööaltid inimesed, meie tiim nii-öelda, sauade neli esindab siis meie hinge sugulasi, meie hinge perekonda, et õiged inimesed tulevad õigel hetkel ja aitavad sul nagu asju ära teha ka. Ja kuna sul on see Ateena meil siin, et tema siis räägib sellest, et võite selle kaardi sõnum kohe selle suure hunniku tulekaartide otsas, tema sõnum on siis see, sul on praegu turvaline olla väga tugev ja jõuline. Sa tead, kuidas ennast kehtestada tugevalt, aga samas armastavalt ja sellisel viisil, et see toetab nii sind ennast kui ka teisi. See on nagu siuke paindlikult kuldse kesktee leidmine, aga mitte enese alla surumine või teiste järgi või teiste arvamuse järgi jooksmine. Me ei pea kogu aeg teisi aitama, aga sa kehtestad ennast, sa haarad kontrolli, sa oled see juht, sa oled see boss, sa oled see liider ja sa oled veel väga ilus ja väga imetlusväärne, väga särav liider ja sul saavad lihtsalt kõik asjad tehtud. Ainukene asi on see, et sa oled suures tuhinas, sul on kirju kuu, siin on üritusi, siin on inimesi, siin on kõik toimub, on ju. Ühel hetkel sa väsid. Sauade kuningas tagurpidi, tugevus tagurpidi. Ja siis, kui me oleme väsinud, siis tuleb puhata. Mitte punnitada hambad ristis edasi, vaid tõesti võtagi endale mingi paar päeva, mingi nädal, mis iganes, kas või üks õhtu, kus sa lihtsalt vedeled, sa lihtsalt vaatad filmi näiteks, sa magad, sa ei tee mitte midagi, sa ei mõtle millegi peale ja tõenäoliselt tuleb sul selle kuu vältel leidagi endale väga teadlikult tekitada endale neid puhkehetki ja puhkepäevi, sest ühel hetkel sauade kuningas on nagu selline, kõik, mis ta puudutab, muutub kullaks, kõik, mis sa teed, niikuinii on edukas, sauade ässas samamoodi, niikuinii sa oled õigel teel, aga me ei pea nagu kõike võib-olla nii läbi palehigi või üle töötades tegema, et seda sa siin ka hästi nagu õpid. Ma tulen korraks selle torni juurde, kuna see mõõgakaart istub ka meil siin peal. Et siin on nagu just kui inimene kahel pool, tal on kaks suurt mõõka. Mõõkade ümber on keerlemas maod. Madu temal on sellised positiivseid külgi ja ka varjukülgi. Mõõgad tavaliselt taros räägivad siis infost ja tehingutest. Rääkimine, suhtlemine, näiteks info liigub, verbaalsed plaanide arutamine ja negatiivse poole pealt tagarääkimine, klatšimine, kuulujutud on ju. Ja ka asja ajamine on ka mõõkade teema, ehk siis tehingud, lepingute allkirjastamine, plaanide paika saamine, töölepingud, internetilepingud, mingid suuremad aastaplaanid järgmiseks aastaks. Ja negatiivne pool ongi siis see mõõkade elemendis, et kui me räägime tehingutest ja asja ajamisest, valetatakse, vassitakse, varjatakse infot, võib-olla räägitakse asi ilusamaks, kui tegelikult on. Et meil on siin hea märk on mõõgad alati toovad meile uut infot, nad toovad häid pakkumisi, toovad kasulikku nagu informatsiooni läbi inimeste, läbi verbaalse suhtluse, aga meil on ka see negatiivne märk maod selle ümber, et võib olla ka palju sellist valeinfot, tagarääkimist, klatšimist ja selle tagarääkimise, valeinfo ja klatšimise sa tunned ära. Tegelikult
sa lihtsalt ei taha uskuda seda, aga su kõhutunne ütleb, kuule, midagi on nagu imelikku. Et see inimene räägib nagu maailma kõige ägedamat juttu, kõik ütlevad, et jaa, ta on nii hea, aga vaata, sind häirib. Midagi kripeldab, midagi häirib. Me võib-olla ei saa aru, mis häirib, me ei oskagi isegi nagu analüüsida seda, aga vaata, midagi nagu tõrgub vaata vastu. Kõhutunne, sisetunne ütleb, see on nii oluline, et sa kuulad seda. See on ülioluline, et sa seda nagu kuulad, sest kui sul tõrgub kellegi vastu, siis nii ongi. Vaata, see torn ongi see katastroof, et kui me lähme edasi nagu millegagi, mille vastu tegelikult me kõhutunne ütleb, et see ei ole hea või siis meil ei ole kogu info selge ja mõnikord see uss ja mõõk tähendab, et meile nagu räägitakse asi vaata ilusamaks, vaata mesisel keelel räägitakse meile nii ilusat juttu ja kõik on nii roosiline, aga võib-olla tegelikult ei ole, reaalsus võib olla nagu teine. Ja siis torn, õnneks on see torn, jumal tänatud, et see siin on, sest torn on nagu keelumärk nii-öelda. Torn ei lase meil valede inimestega edasi minna. Torn ei lase meil valesse töökohta minna. Torn ei lase meil tegelikult elus valele teele minna. Meie ise võime seda tõlgendada, kui issand jumal, ma ei saanud ja ta ei taha mind ja mu suhe on läbi ja bla bla bla. Aga tegelikult jumal tänatud, et see torn on siin, sest me hakkasime valet asja tegema, hakkasime nagu vales suunas minema ja võib-olla selle kuu jooksul et sa võid saada neid märke. Osadele, et see võib ka olla jaanuari teema, hästi tugevalt on sellest tornist tunda ka jaanuari. Asjad juhtuvad nii, nagu nad minema peavad sinu kõige kõrgemaks hüvanguks. Kui midagi ei tule välja või kui sa saad kellegi kohta teada halba infot, siis sellega on kohe cancel. Lepime kokku, et sellega enam edasi liigume, et me ei hakka mõtlema seda asja enda jaoks ilusamaks. No äkki ta on tegelikult ikka hea inimene, et ta küll mulle praegu valetas, aga äkki ikka nagu ta ei mõelnud seda nii. No, come on, tugevus tagurpidi sama asi, et et ta küll jälle kohtles mind halvasti, aga et tal on ka ikka raske, ma ikka mõistan. Come on, et tegelikult me ju ei saa niimoodi, et see võib olla natuke intensiivne sõnum võib-olla osadele teist, aga tead, mõnikord las see tõde tulebki päevavalgele ja mõõgad alati seda ka teevad, sest mõõgad on väga klaarid ja selged infoliigutajad. Ja teine asi, see madu, kui sa näed unes madu, siis see ka ei ole väga hea märk, et madu on tavaliselt mingisugune nagu rünnak, see võib olla lihtsalt tagarääkimine, see võib olla see, et keegi konkurent üritab saada sinu arvelt midagi, mis iganes on, et kui sa näed madu, siis ka pane seda hästi tähele. Aga üks asi veel, Mao sümbol on ka seotud madu tema nagu positiivsed aspektid. Muidugi ta tuleb ka meid unenägudes hästi hoiatama, et kui madu näed unes, siis on hoiatus, et sinu ümber on salakaval inimene, kes tegelikult ei soovi sulle head, soovib halba. Aga Mao, see ongi tema töö hoiatada meid. Ega me ei saa olla Mao peale vihane. Aga Mao positiivsed aspektid on tegelikult tervendamine. Madu on ju ka meditsiini sümbol ja keha ja tervis ja tervendamine, see on tema hea külg, eks ole, sellest ta räägib. Ja madu on ka väga nõiduslik ja iidne tarkus, ta on tegelikult väga tark loom ja väga rahulik loom, ja ta kunagi madu ei ründa ju niisama kedagi, et ta ikkagi ründab, kui teda ohustatakse. Ja madu, ka see iidne tarkus ja tervendus, et kui sa tahad õppida selle kuu vältel, võib-olla üldse nagu talve vältel näiteks reikit, tervendust, see võib olla ka midagi füüsilist, näiteks mingid raviteed või et nagu toit, mis tõesti nagu hoiab meie keha ja ravib meie tervist. Ja siin on ka tegelikult head sõnumid sulle tervise koha pealt, võib-olla osadest madu ja mõõk tähendavadki seda, et sa saad teada tervise kohta midagi, mis aitab sul paremini edasi liikuda, ja ka endale siis parema tervise või keha nagu olukorra saavutada, et ka võib-olla tasuks endale siis detsembriks, kuna sul on neid läbipõlenud ja ületöötanud kaarte ka natukene siin, siis tasukski endale selline ka sportimisega ja toitumisega, unega ja trenniga ja kehaga seotusest nagu mingisugune plaan või eesmärk saada nagu paika, et sa magad rohkem, toitud hästi, vaata, et sa ei lase endal nagu kuidagi ka füüsiliselt kehal nagu käest minna, et tõesti nagu toetada ennast. Ja ongi nagu selline
huvitav sõnum sulle, et mingid asjad võib olla, mis sa hullult nagu tahad, et toimiks. Tornikaardis nad ei pruugi minna, aga tead, ongi hea, et ei lähe. Siis sa saad kohe korrigeerida nagu kurssi, sul on teine mõõk ja teine tee, eks ole, et sa saad kuidagi korrigeerida kurssi ja valida selle õige tee siis enda jaoks. Ja see on huvitav, et Sauade 4 ja Torn, nemad on ka tegelikult kolimise kaardid mõlemad. Tihti on nad ka koduga seotud ja kolimisega seotud. Et võib-olla see uus kodu ja kodu nagu ehitamine, kodu korrastamine ja vaata puhastamine, see on ka hästi oluline, et kui me korrastame oma kodu, tegelikult me korrastame ka iseennast ja ennast nagu psüühiliselt, psühholoogiliselt, vaimselt puhastame ka ennast. Ja siis tuleme ka sinu suhete juurde, valik number 3, et kes on siis vallalised. Sauade 4 on meil väljas. Sauade 4 ennustab vallalistele hingesugulase tulekut sinu ellu. Ja see võib, tornikaart tavaliselt tähendab, et see on väga järsk. See on nii ootamatu, et me ei näe seda tulemas ja lihtsalt ühel hetkel ta on siin. Kus ta on ja ma olen ikka nii üks ja keegi mind ei taha ja järsku on meil suhe. Lihtsalt see läheb hästi kiiresti, on ju. Ja ka Sauade 4 tähendab, et see on keegi, kes on sinuga väga sarnane. Sauade 4 on siuke hingesugulaste kaart, ta on ka hinge perekonna kaart, ta on nagu sellised sarnased hinged, kes peegeldavad meid ennast, et teil on väga palju ühiseid jooni, teil võib olla mingi sama töökoht või samad huvid või hobid või nimi võib olla sarnane või midagi hästi haakub või ka näiteks lapsepõlved ja tead, see tunne. Sauade 4 on see, et sa tunned selle õige inimese ära nagu selle järgi, et issand jumal, et ma olen temaga nii rahulik, tasakaalus. Ta on nii tuttav mulle, kus ma teda tean. Ma tean tegelikult eelmistest eludest teda. Ma tunnen ennast temaga turvaliselt. Ma ei pea üle mõtlema, et kas ta ikka tahab mind ja äkki ikka petab ja äkki ikka käib küla peal ringi. Ühtegi sellist mõtet ei ole. Sauade 4 on selline soe, mugav, toetus, armas. Me saame selle inimesega olla tõesti nagu mina ise, eks ole, et me ei pea nagu muutma ennast või et muretsema, kas ma ikka olen ilus või see või teine. See on nii mõnus ja soe ja mugav ja selline, et me aksepteerime teineteist tingimusteta, see on väga-väga ilus. Ja vallalised ja ka teie, kes te olete suhtes, Sauades ja Torn on väga füüsilises mõttes, kui me räägime paari suhetest, väga kirglikud kaardid, ütleme niimoodi, sest torn on ka väga falliline nagu sümbol, et on üks pikk suur torn ja Sauade äss samamoodi, et Sauade äss on üks suur sau, et need mõlemad räägivad siis füüsilise poole kireleegi nautimisest paarisuhetes. Nad on väga intensiivsed, väga naudingute rohked, väga põnevad, väga seiklushimulised kaardid nagu selles vormis, et siin on nagu sellist, võib-olla esialgu tundub rohkem nagu selline füüsiline armumine teile vallalised, vaid see on nii atraktiivne, et Sauade äss on nagu see, et issand jumal, ta on nii ilus, ma tahan teda ja see on, tunne on alati vastastikune, et siin on särtsu, ütleme niimoodi, särtsu on ja kirge on, kes on suhtes samamoodi, et see särts ja kirg absoluutselt on siin nagu esil ja samamoodi Sauade 4, et ta võib olla kokkukolimine paaridele, kes veel ei ela nagu koos on ju, või et uus kodu neile, kes kolida tahavad. Ja Sauade 4 ennustab ka kusjuures kihlust, abielu ja perelisa. Ehk Sauade 4 on, et me liigume tõesti koos harmooniliselt, täiesti mõlemad samas suunas ja õiges suunas, et me teeme õigeid otsuseid, mõlemad tahavad elus samu asju, mõlemad tahavad näiteks pere luua või tahavad nagu teatud tüüpi elu nagu endale luua. Ja see klapib meil, et Sauade 4 on harmoonia, koostöö ja Sauade 4 on peod ja tähistamised, et on mida tähistada. Ja siis ümberringi on siin terve hunnik, et tunne elust rõõmu ja mängi rohkem ja käi väljas ja kontserdid ja muusika ja sära ja ole ikka ilus ja et need pidustuste ja tähistamiste kaarte on ümberringi palju, mis ütleb mulle seda, et vallalised te võite leida ka kuskilt nagu peolt, kontserdilt, ürituselt endale kellegi, et väga tugevalt on siin nagu seda väljas. Et see on üks nagu šanss ja kes on suhtes, et te peaksitegi nagu sellist kvaliteetaega rohkem nagu koos looma, et ka lähme kinno või üritusele või kontsertile, peole, tõesti teeme nagu elamusi. Sauade 4 on siuke elamuste kaart ja meil tõesti on, mille üle rõõmu tunda. See on nagu nii ilus armastuse kaart ka, et tead, sellega on ka kõik hästi. Ja ka viimane kaart, millest me ei ole rääkinud, on tegelikult heatahtlikkus ja headus. Ka siis iseenda vastu. Et see on haldjate kaardipakist ja ta on selline enese poputamise ja enese hellitamise sõnumiga. Ehk siis luba endale head toitu, head jooki, head pidu, head üritust, head seltskonda. Kui me ostame kõikidele teistele jõulukinke, ära unustage ennast ära.
tee enda jaoks midagi head ka, et ole hell enda vastu, tihti sauade kuningas tagurpidi ja tugevus tagurpidi, et oi, kus me nagu piitsutame ennast takka ja ma ikka pean saavutama ja tubli olema ja ilus olema, kõik, sa oledki ilus ja sa saavutadki palju, aga me ei pea nagu suruma ennast, eks ole, siin on natuke sellist surumise energiat ka üle töötamist, et proovi leida hetki, mis on ainult sinu hetk, et kus sa tõesti vedeled ja magad ja puhkad ennast välja, naudid nagu elu ja vaata, sul on nagu mõnus olla ja sa ei pea nagu kellegi järgi tõmblema ja jooksma, et see on ka nagu selline iseenda nagu helluse siis kaart ja iseendale elamise kaart. Ja siin sellel kaardil Haldjas kallistab ühte suurt nunnut jänest. Jänes on alati nagu siuke rahaliselt ja ka suhetes siuke viljakuse sümbol. Et kes on suhtes ja võib-olla ka vallalised, kuna siin on palju selliseid kirglikke kaarte nii-öelda ja see jänes natuke mõnikord ka ennustab sellist laste saamist, rasedust, et ta on ka viljakas nagu selles mõttes, aga jänes on ka õnne sümbol, et sa oled õnnega koos, lucky nii-öelda inglise keeles on nii, et õnn on sinu õuel, et tõesti tööga, rahaga seoses üldse elus kuidagi kogemata täpselt õiged asjad juhtuvad sinuga, sa oled õnnega koos, kes üritab taga rääkida, ussitada, mis iganes sinu elus nendes kahes tornis ja selles madude ja mõõkade kaartis nagu teha, usu mind, sa oled nii õnnega koos, et nagu sind kaitstakse selle kõige eest ja see jänes ongi nagu, et kogemata komistame millegi hea otsa ja sauatäss ongi samasugune, et kogemata juhtubki see hea asi ja et ootamatult torn ja sauatäss, ootamatult tuleb ülihea tööpakkumine, ootamatult tuleb see hea kodu, ootamatult tuleb see uus suhe, ootamatult tuleb see nagu hea asi, mille otsa me lihtsalt sõna otseses mõttes komistame ja vaatame, issand jumal, kui äge see on, et see jänes ka seda meile nagu teeb ja jänes on nii nunnu ja ta on nii armas ja nad kuidagi siin hästi rahulikult istub ja see Haldjas hoiab teda enda käte vahel, et see on justkui nagu see, et ka hoolitse enda eest ja hoolitse oma keha eest ja hoia ennast ja et tõesti, et me ei pea kogu aeg kõikide teiste jaoks siis olemas olema ja nende järgi siis jooksma. Vot niimoodi valik number 3, võtame siit ka siis sinu selle kuu olulised tähemärgid, laua peal sul neid ka on, siis meil on tugevus, tema on siis suurkaart, lõvide, isikukaart, lõvi tähemärk on selles esindatud, sauade kuningas on meessoost tulemärgid, jäär, lõvi, ambur, et lõvi on siis juba 2 kaardis meil esindatud ja lisaks on meil siis jäär, ma olen ja kaljukits, ma kasutan. Ja siis valik number 3, võtame ka siis sinu olulised see tahab ka tulla, kuupäevad siis, mis on detsembrikuus tähtsad, sellised olulised ajapunktid siis sulle ka välja ja seni, kuni ma neid numbreid siin avan, siis ma räägin sulle sellest, et mida toob aasta 2026 lugemine on juba tiiutarot.ee kodulehel üleval. Et kui sa soovid siis piiluda, uurida, et mida järgmine aasta sulle tuua võib, siis see on seal tiiutarot.ee videote nupu alt leitav ning see on ka siis valikaart stiilis video, et sa saad ise nagu otsustada, et milline teekond, rada või saatus siis 2026 aastal sinu elus siis tekib. Aga tuleme tagasi detsembrikuusse siis sellel aastal ja valik number 3 sinu selle kuu olulised kuupäevad on 4. detsember, 5. detsember, vabandust, ma jätsin number 2 enne ja 2 silma vahele, siis meil on 2. detsember, 4. detsember, 5. detsember, 9. detsember, 12. detsember, 13. detsember, 16. detsember, 22. detsember, 24. detsember ja 31. detsember. Vot niimoodi valik number 3, see siis oli sinu detsembrikuu. Ma loodan, et sul tuleb hästi tore, ilus, mõnus, äge detsember. Ma loodan, et kõik sinu soovid ja unistused täituvad. Kui see lugemine sulle meeldis, tiiutarot.ee koduleht ootab sind, seal on ka väga palju teisi lugemisi siis igasugustel armastuse teemadel, tööteemadel ja ka aasta lugemine 2026 aasta kohta seal siis on olemas. Ja valik number 3, suur aitäh sulle ka seda videot vaatamast, kuulamast ja kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau!